nii, 1-2 Max podcast. Minu nimi Oskar Pärla ja mu vasakul ja paremal istuvad Michael Astur ja Henri Rohtla. Tänan mehed tulemast. Ei. Let's go. Täname kõigepealt Otto Suitsu, kes on kogu meie podcasti graafika ja kõlli ja kõik muud mudrud teinud. Aitäh sulle, Otto. Väga banger beat. Räägime kõigepealt, miks me seda üldse tegema hakkasime. Põhiline ongi see, et me tunneme, et võib-olla sellist saadet ei ole, mis arutleks aktuaalsete fighti maailma teemad üle, nagu nii omavahel kogu aeg räägime sekastest asjadest, siis võib-olla on ka hea natukene teistele sükest asja edasi kanda. Meie tiimis kokku on 6 meest, Michael Astur, Henri Rohtla, Oskar mina, Tanel Viik, Karl Ots, kes on selle ekraani taga, seal Otto Suits, kes teeb beatid ja kogu graafika. Räägime natukene iseendast ka. Michael, kuidas see MMA debüüt oli ja nüüd sul oli ka, võib-olla omavahel teame, aga teistele ka, et sa nüüd teed jitsu ka ja käisid jitsuvõistlustel. Kuidas MMA debüüt läks, on küsimus? MMA debüüt oli kaua tulemas. Valmistusin 6 kuud, võtsin pikalt aega, et see, et üldse 4. novembril kohale jõudsin, ma arvan, oli juba korralik challenge, et siin vahepeal oli ka põlveopp, millest ma ka sotsmees natuke rääkisin inimestele, et oli niisugune esimene challenge, pluss see üldse, et sa nagu 6 kuud teed väga tugevalt trenni, et sa üldse jõuad lõpuks kohale, et nagu läbi ei põleks ja kõik muud asjad, et lõpp hea, kõik hea. Ja debüüt oli kiire ja korralik selles mõttes, et palju jama oli, esimene vastane kukkus alt ära vigastusega, teine vastane kukkus päev enne ära, siis leiti kiiresti 3. vastane, nii et ei olnud nagu, muidugi, nagu minu jaoks polnud ka ideaalvastane, selles mõttes ma tahaks kauem madistada ja tahaks näidata kõigile, mida ma oskan, tahaks näidata kõigile oma takedown defense'it ja nii edasi, et aga just seda tahtsin ka öelda selle fighti puhul, et ei näinud tegelikult seda, mis päriselt võib-olla oleks võinud nii-öelda laual olla. Aga see ongi, see on jällegi on, mida ei mõisteta ka spordi pealt, et ma nägin ka seal mingid kommentaare Facebookis, keegi pani mingi, ma tean, seal Leedu treenerid kirjutasid umbes, see ei ole hea fighter, keda tuua umbes Leedut esindama, kuule sõbrake, aga enamus venad ei võta, head Leedu võitlejad ei võta vastu päev enne pro debüüdile vastas, kes on teinud põhimõtteliselt mingi korraku ettevalmistuse, võtnud kaalu, kõik asjad, et see on see on business, see on keegi pro-fighterit ei võta vastu, leia kickboksi, kes võtab päev enne, hea fighter võtab päev enne fighti ostus, ei ole väga palju variante. See ongi, sinult ei saa midagi ära võtta selles mõttes, et sa ei vali seda endale, kui sul keegi jääb haigeks, ma kuulsin, et keegi oli kuhugi piiri taha kinni jäänud üldse, see teine vastane. Vist oli, mis ta Rumeeniast tuli või? Ja, see on nagu võitjatele kohute mõistatavad, see ei ole nagu, mis minu teha on, et ma võitsin, vaata. Täpselt. Mina tegin oma töö, oleks ma kaudanud, oleks lolli mängid seal, oleks väga piinlik olnud. Ma tegin oma töö ära, ma lõpetasin ära, ma kägistasin välja sain esimese debüüdi tehtud ja järgmised korrad muidugi, ma ootan ka challenge'it rohkem, aga siiski, ma ütlen veel kord, et pro-sport on business, ma tahan ehitada ennast step by step, ma tahan koguda kogemust ikkagi, see kõik on uus, see oli ringis, järgmist tahaks juba puuris teha ja nii edasi, et palju on õppida, palju on näidata, aga ma usun, et ma tunnen nüüd mu nagu knowledge MMA-s hakkab minema iga korraga aina paremaks, et ma mõistan juba rohkem seda sporti, et see on ikkagi täiesti teine asi ja ma usun, et järgmine kord tuleb juba päris põnev. Kas sa tead, kuna sul järgmine kord ka, kas sul on juba mingid mõtted? Siin on mingid jutte, võib-olla märtsi lõpus, ma ise loodaksin väga veebruaris madistada juba, et ma loodan väga saada veebruarit, ma olen ikkagi suurt aktiivne fighter, ikkagi see aasta oli amatöörmatši tegin suvel, märtsis tegin liigi ja novembris tegin liigi, 3 fighti aastas, tegin Tšitši-võistluse ka nüüd. Aga tahaks ikka järgmine aasta paugutada kõvasti rohkem 5 oleks ikka nagu... Ma mõtlen, 3 on täpselt min, vaata, et sa teed nagu ära, aga võiks siuke ideaalis iga 2,5 kuud võiks olla ringis, siis on see, aga see eeldab seda, et sul ei ole vigastusi, sul on kogu aeg siis nii-öelda et fighti väike puhkus kohe edasi. Mini-puhkus, nii-öelda mingi nädal korra off pea selgeks ja lähed uuesti. On jah. Aga sa rääkisid korra, et sul oli mingi vigastus ka? Ma tegelikult panin pikema põhjustuse, panin ka nagu sotsmees, aga põhimõtteliselt jäin MMA-s juulikuus. Tegime MMA-s, ma ei mäleta, kas me tegime sparri või tegime rulli, ma mäletagi, aga tean, et jäin põlve lukku. Ja reaalselt mingi 2 nädalat ei täppinud välja muidugi. 2 nädalat enne ma just rääkisin Mairoga, ütlesin, et mulle nii meeldib, kui tõmmatakse leg-lokki, et mulle meeldib see nagu see, et nagu sealt välja tulla, see on ülikõva, vaata. Ja mul nagu muidugi meeletult jäänud leg-lokki, aga sellel hetkel oli ikka suht sees,
aga ma olin mingi, ei, ma ei täpi, vaata. Ei mõelnud ka, et võib midagi juhtuda reaalselt. Kes see võttis luku? Üks trennipoiss meil ei olnud nagu mingi täitsa, no ta oli hea maas, aga mitte midagi erilist. Sain lõpuks välja, sellest ma ei täppinud, ma sain välja, nii et selles nagu, come on. Aga jaa, järgmine hommik ärkasin ja põll paistas, sest nagu naksus igati pidi ja sain aru, et midagi lappes järgmised 4 nädalat tegin nagu trenni ainult sidemetega. Ei saanud teha, lõpuks sain arsti juurde ja siis öeldi kohe, et pomm, tavai üle oma opile ja menisk rebenenud. Aga op läks hästi? Jaa, op läks väga hästi. Taastusin väga kiiresti, aga ma tegin väga tublisti taastusravi ja meil oligi, ma käisin augusti lõpus, 23. august oli op ja 4. november oli fight, öeldi kohe, et vist, ja ütlesid, 4 nädalat läheb kindlasti taastumisele, ma tegin 3 ära. 4. nädalal tegin juba trenni nagu vaikselt ja 5. tegin juba täiega trenni, nii et nagu, aga terve kämp oli ikkagi, nüüd samamoodi, ikkagi väike turse on põlves sees, läheb paremaks, aga ikkagi op on op, ma natuke alahindasin opi nagu mõju kehale, ma arvasin, et see on nagu lebo, aga tegelikult Lambaaristi juures käimine järgmine päev ja tiimi ringi lihas veist nagu kärbub natuke ära, läheb nõrgaks, nagu sa pead seda uuesti üles ehitama, see üles ehitamine võtab ikka aega, pluss mentaalne pool nagu, ma arvan, Hendri võib rääkida nagu, temal on see veel hullem kui minul oli 4 nädalat, aga see taastusravi tegemine, kuradi iga päev jõus oli nühkimine, et meelega. Korra küsin veel, vaata, sul on, me teame kõik, et sul on väga hea kickboksi taust, palju sa täna üldse teed kickboksi trenne? Ütleme nädalas 7 päeva, mitu nendest on kickboks, mitu nendest on jitsu, mitu nendeks on nii-öelda MMA puhas, et kuidas sul see nädalakava täna on üles ehitatud? Ma proovin hoida nagu, ma teen suht palju ikkagi nagu trenni, ma tegin kõik need nagu nii-öelda siis 6 kuud, kui ma valmistusin debüüdiks, siis ma tegin ka, siis ma alguses tegin hästi palju nagu MMA-d, maadlust, jitsu, hästi palju, nagu saada seda leveli. Põhja alla, vaata. Siis ma tundsin ühel hetkel nagu, okei, mu kiki nagu level pole nagu veits on nagu lahjaks, mul ei ole seda tunnetust, see kergus ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma panen veits kiki juurde, aga nüüd ma praegu ma teen 2 MMA trenni nädalas, 3 MMA trenni nädalas, 1 jitsi, 2 jõudu ja ülejäänud panen siis see püstivõitlusele. Aga kas sa teed rohkem kiki või taid? No nüüd oleme teinud ikkagi taid nagu. Sest et elbod on ju sees selles mõttes. Plus catchid, värgid, asjad, kõik asjad. Ja väga oluline asi, mis on nagu, teistsugune MMA-s on muidugi nagu lapatöö, vaata, need nagu lapad teha. Aga lapal ja lapal on nagu meeletu vahe. Kui sa teed nagu kikilapat, sa teed oma midagi kiki ära, sa seisad sealt seal ees, vaata. Aga MMA-s nagu, sa lööd ära, sa kohe liigud ja keegi shootib, sa jälle kaitsed nagu, et see nagu... Kui ma käisin Inglismaal kämbis, see oli esimene asi, kuidas ma sain aru, et ma olen next level saalis, oligi see, et me oleme harjunud siin tegema mis iganes kombosi, harjutusi, asju, niimoodi, et ma teen oma harjutus ära ja ma arvan, et see on läbi. Tegelikult ongi see, et kuidas su stants on peale, kombot, kõik see. Esimene asi, Kristjan Knowles ütleski, et sa lööd, kõik on ilus, aga peale seda, kui su viimane löök on ära, sa arvad, et nüüd on shutdown. Tegelikult ei ole, sa oled kogu aeg in the game, sa oled kogu aeg fookuses. Et see oli nagu, ja ma arvan, et MMA-s seda eriti, et sa oled kogu aeg valmis selleks, et tullakse võib-olla ongi takedowni tegema, mis iganes on. Jaa, just. See on metsik nagu see jalgatasand. Just, näis kasvu samad asjad nagu mulle treener Hispaanias paneb hästi palju rõhku nagu jalgade tööle ja ta räägib kogu aeg, sa teed nagu rhythm stepi teed, astu tagasi tuleb jalg lähedale, ta ütles, et see on nagu nii suur, siis kohe kõik shoodivad takedowni, vaata. Et see ongi see nagu nii väiksed detailid määravad nagu nii suure asja. Täna ongi, MMA on laiema spektriga spordiala kui oli kikk, Tai on nagu veel natukene laiem kui kikk, aga nüüd MMA ongi seal maas game juures ja sa ütledki vaata, et sa paned rõhku jiu-jitsule rullimisele, siis make sense, et natuke kickbox või siis stand-up fight lõpuks kannatab. Aga see igal MMA fighteril on ju kinda ikkagist omad tugevused. Kõik ju rääkisid, Conor on kuradi maas pask, vaata, kogu aeg oli see jutt, tegelikult ta ei ole pask, aga lihtsalt tema tugevused on püsti. Just. Samamoodi täna nagu kindlasti sinu tugevused on püsti, aga sellepärast sul läkski pool aastat, et sa põhimõtteliselt grindisid seda, et saada püsti, nii-öelda, kui tuleb takedown, kuidas sealt välja tulla, kuidas kaitsta, kuidas ise midagi teha. Ja seepärast kui ma kommenteerisin seda live-ülekannet, siis ma ütlesin ka selle, et Michael kindlasti teeb head meelt see, et ta võitis lukuga, et see oligi just selle töö vili, et ta näitas, et püsti ta oskab, seda oli näha ka, aga sa said võidu lukuga, mis kindlalt andis sulle seda lisamoti juurde, et on tehtud õiget tööd nagu. Jaa, on.
nagu ma tean väga hästi, nagu mul on väga selge nagu arusaam, mida ma pean tegema, nagu mu eesmärk ongi nagu kaitsta ära, kui ma lähen maha, et ma saaks püsti tulla ja kõik, nagu mul ei ole vaja, no ütlen, ma ütlesin algusest peale, mul ei ole vaja kellegi tõestada, et ma oskan maadlust, nagu mul ei ole vaja, ma teen püsti, see minu vajadusele. Jaa, mulle meeldib püsti, muidugi mulle meeldib siiamaani räigelt kikk, kui mul oleks valikus, kas ma teen nagu, ma ei tea, tšitši või ma teen püsti, ma teeks muidugi püsti, nagu see meeldib mul nii palju rohkem, aga nagu MMA kui koos mäng meeldib mulle veel rohkem kui nagu kickbox meeldis, nagu see nagu, aga lihtsalt ongi need elemendid, sa kaitsed ära ja kui sa näed, et see vastane nagu, kas või eile sparris ma näed, et vastane ei saa sind maha ja siis ta on lihtsalt nagu fuck, ja peame seisma vaata ja siis nagu, sest enamus vendadel on ikkagi sest, see strikingu vahe on nii suur lihtsalt, see on nagu, see on meeletu vahe, aga jällegi nagu näiteks tehes näiteks Raivo Kutsariga, tal on nagu tal on see MMA striking, mis on nagu väga ebameeldiv ja sa pead nagu olema nii valmis kogu aeg, sa pead olema kogu aeg liikuv, valmis, nagu lööd, liigud, ta tuleb mingite mingi overhandiga juba on jalgades sul vaata, et see on jah, see on nagu nii räige sport, seal on nii palju õppida, aga sama on see, mina arvan, et miks Adesanya ja Pereira täna toimivad UFC-s hästi, sest et see on natuke teine ikkagi sellest tavalise MMA strikingust. Ja, kindlasti. Et mõlemad on champid, nüüd on kuradi Pereira double champ, ei järgi nagu midagi. Võib-olla omavahel me teame, aga kuna sul hakkas üldse nagu koitma peas, et sa tahaksid minna nagu MMA-sse üle, kuna see nagu hetk tuli, et kurat, tahaks midagi veel nagu juurde panna? No tegelikult oligi, tegelikult oli algusest peale, kui ma üldse kunagi alustasin kikiga, oli ühel hetkel eesmärk, et me tegime nagu vennaga mõlemad kikki ja siis me regasime ennast nagu amatöör MMA-le, mingi avatud ring oli, 3D treening korraldas, aga siis ma ei tea, kas mina vend jäime haigeks, ma ütlesin, et me ei lähe, võtame maha, vaata, ei läinud nagu lõpuni. Ja siis tuli kikki nagu nii palju, et mul nagu kadus see mõte ära, et üldse mindagi MMA-sse üle. Ja siis oligi see aasta nagu, eelmine aasta käisin korras sparrimast, siis mõtlesin, et ei lähen ja väikse sparri, siis ma tegin eelmine aasta veits maadlus ka korrus 3. See oli päris nice, nagu päris pull oli, aga eelmine aasta MMA sparris, no muidugi. Asjad lööki ei taha, kõik viisid kohe maha, vaata null arusaam, nagu lihtsalt slämmiti maha, minutiga kutu, aga nüüd siis oligi nagu peale märtside liigi nagu, mul on eelmine aasta väga hea aasta just nagu, mul oli, võtsin palju fight'e vastu, kõik olid nagu top contenderite vastu, nagu väga rasked fight'id, kõik olid nagu võrdsed fight'id, aga nagu läksid nagu vastaste kasuks päris paljud, siis mul oli suht tühi nagu peale märtsi, mul ei olnud väga pakkumisi ja siis oligi, põhimõtteliselt üks eratrenni õpilane ütles, et kuule, mis arvad, et mis on seda MMA plaanist saanud, siis ma olin mingi, jaa. Siis olin mingi, kuule, davai, ma lähen õhtul trenni. Vaatasin, Tokolis on trenn, davai, lähen trenni, pohhu. Läksin trenni ja olin, davai, teeme ära. Ja siis põhimõtteliselt ütlesin kohe vennale, kuule, davai, teeme kohe treeninglaari, lähme kohe Hispaaniasse laagrisse, läksin 3,5 nädalat, olin Hispaanias laagris, siis ütlesin, davai, kõik, kickboksi kõik ja läheme ma ise tunnen täiega ära seda sama teemat, et see on see uus mingi spark, mis tuleb juurde. Räigelt. Esiteks spordiala muutus, teine asi ongi see, et samamoodi need mingid kämbid välismaal, ja sa lähedki sinna, sul on ainult fookus seal, sa saad nagu, sul ongi see mingi uus motivatsioon tekib, kui lihtsalt minna tavalise kikitrenni, mida sa teed iga päev, oled teinud juba aastaid, see kõik on teada, see kõik on sama. Vaata. Ma arvan, et see on, põhi on sul ülihea ja nüüd sa saidki selle lisamoti nagu kuidas see oli minna niimoodi, kui sa oled nagu ise gymmis püstivõitluses tunned, et oled pigem nagu suht kõva kärbes ja kui sa lähed järsult ruumi, kus sa oled nagu, et oot. Nice. Kui sa lähed nüüd nagu gymmi ja nüüd oled see, et kurat, ma pean kõike nagu ABC-d hakkama nullist õppima ja ma ei ole võib-olla see kõige nagu kirkem kriit kohe, vaata. Ja, aga nagu mis ma ütlen, on nagu tänu sellele, et ma olengi nagu püstivõitluses suht nagu kõva kärbes, siis ja ikkagi Eestis nagu tuntud, siis mind võeti igal pool nagu üli hästi vastu. Ja kuna ma ikka kunagi olen teinud tšitši ja vaata, sa ikka jälgid UFC-d ja kõik, kes sa nagu saad nagu, tead, mis on kiljotin, tead, mis on trail naked jokes, tead nagu basic joke, tead nagu basic liikumisi, siis nagu sa ei ole nii, et ma olen täitsa olen mingi, mis asi see kaard on, ma saan asjast aru, aga lihtsalt ongi, et nagu, ja kuna ma ütlen, ma olen nagu ikkagi pro-fighter Eestis ja tuntud, siis see nagu kõik võtsid nagu PTT-s, Tšitš võtsid mind megalt vastu, Tokonis MMA-l võtsid nagu üli hästi vastu mind nagu kohe hakkasid aitama, õpetama nagu, et see nagu no raske, algus oli eriti nagu, algus võib-olla mitte, see algus olegi mingi ma olen üli humble, vaata nagu mingi, ma võtan kõik vastu, aga ühel hetkel sa arvad, sa juba nagu oskad natukene ja sa ikka sa kotiga aru, siis hakkas see mentaalne mängida, vaata, pakk, ma grindin päevad läbi ja siis mingi vend tuleb, mingi loobib mind igati pidi, vaata, et siis see on nagu raske. Ma arvan, et Eestis vaata ka see nagu community on nii väike, et kõik teavad kõiki ja kõik nagu toetavad üksteist.
selle koha pealt küll ma arvaks, et sa pigem, selles mõttes mõtlen, et kui sa lähed teise džimmi, siis ikkagi kõik teavad juba, kes sa oled, sa ei ole nagu täiesti võõras muidugi, ja selles ma olin varem ka ju Raigoga ja Juri Gribovskiga kokku puutunud, sest ei olnud nagu uued inimesed ja nad väga tahtsid mind aidata ja neile meeldis mu idee ja nende jaoks on samamoodi hea, kui tuleb uus fighter juurde MMA-s, kellel on kohe nagu plaan teha prood, siis see on ju neile ka hea ja kõigile põnevam. Ilmselgelt on see, et taust on ikkagi võitlussport juba olnud ja et minna üle nagu teise võitlusspordi peale oluliselt lihtsam kui see, et ma nüüd olen mänginud eluaeg, ma ei tea, jalkat või kergejõustikku teinud ja nüüd ma arvan, et ma olen MMA vennaks, siis see kindlasti on pikem tee nagu. Muidugi. Ise ka olen 3 MMA trenni teinud või jiu-jitsu trenni ja ühe vennaga tap-outinud. Let's go. 3. trennis. Ja siis Selso, kes siis tol hetkel trenni andis, samamoodi ütles, et nagu teil tulebki see lihtsamat ja see tulebki nagu naturaalsemat, sest sul on see mingi arusaam põhi all. See koordinatsioon, see liikumine, kõik see nagu, see on, ja ma ütlen, mis nagu et kus kurlingust tuled, siis on võib-olla päris keeruline järjest. Uus on nii kinni ja selle pealt ei tule vist. Aga mis on nagu, ongi see just, et see nagu näiteks mina arvan, et ütled kõik vaatavad, et maadlus, vaata kõik ütlesid alguses peale mulle, et kui sa pole terve elu maadanud, siis on väga raske vaata. Ma ütlesin kohe, aga ma ei lähegi maadlema, fight algab püsti nagu. Kui ma leen su 2 sekkiga nokki, sa ei saagi teikta teha. Nagu, ja nüüd nagu ma ütlengi tänu Pereira, Adesanya, Rafael Fiziev, nagu ma kindlasti juurde veel paar venda öelda, kes on tulnud nagu kickboksist üle nagu. See annabki nii-öelda sellele vennale, kes võib-olla võtab selle sama teekonna ette, selle enesekindluse, et see asi on võimalik ja see ei ole nii määrav, et kas sa oled nüüd terve elu maadelnud või mitte. Täpselt, ja no sa võtad nüüd Khabibi on ju, vaata Khabibi esimese UFC fight'e. Ta ei oska lüüa. Haymakers lihtsalt, vend on täiesti tuuleveski. See video kokkuvõte, mis see liitsas on, kui ta lööb lööke mööda, see on kõige haige kino üldse. Et ma mõtlengi, et nagu, et see, et noh, mina usun, et täiesti strikingut on palju raskem õppida kui näiteks maadlust, nagu high level maadlust. Iga asi, mis high level on raske, on ju, aga ma arvan, nagu strikingu põhi ja siis minna üle, ma arvan, praegu ongi, tänu Pereira, Adesanya, Fiziev, kõik need edasi, on toonud selle mudeli, mis toimib ja kuidas seda teha. Ja eriti nagu pikk mees, ma toon ise ka, et see nagu tasakaal on mega hea, see on väga raske nagu mingis kohtades maha viia, et see nagu veel paremaks arendada. Riits nii hea lihtsalt vaata. Tahad sinna jalgadesse minna, sa võid juba ammu sealt saada tiibiga näkku või põlvega pikad jalad käed vaata. Plus riits ongi, et sa hoiad eemal päris hästi. On. Aga liigume, natuke rääkisime põlvetraumadest, räägime Henri valust teema võib-olla natuke, aga 31. august, praegu juba 4 kuud möödas, said väikese põlvetrauma või noh, väikese 3 kuud möödas või? Oli jah siin. Augusti lõpp, 3 kuud möödas. Omavahel oleme rääkinud taastumisest, aga räägime natuke teistele inimestele ka, kuidas põlv on, kuidas op läks ja kuidas taastumine on läinud? Ütleme ikkagi esimene moment oli suht siuke mentaalne teema just, et nagu kõmm. See juhtus siis trennis sparrides, väga lamp olukord, ma ei tea, ma isegi panin oma sotsmeediasse ka video üles, täiesti süütu olukord, püüdsin jala kinni, üritasin siis minna sweepima, tegin sammu ja lihtsalt käis plaks, et kui sa videot vaatad, siis saad nagu 10 korda võid vaadata seda, ikka ei saa aru, nagu, kuidas see täpselt siis või mida, aga ühesõnaga mis asi täpselt põlvel läks? Patella sidemed oli siis purunemine mingi mitmest kohast. Ortopeed praegu on õige termin. Põlvekeder on ja muna on ja, mis connectib sääreluud. See on kinda vist üks suuremaid nagu sidemeid üldse põlvel. Ja see läks nagu pooleks. Kui praegu mõni ortopeed kuulab, siis kirjutage meile, meie meiliaadress on kuskil seal all descriptionis. Kirjutage, mis asi see täpselt on ja mis see juhtus. See on nagu siuke vigastus, mis nagu, kui ma kuulen, siis ma nagu mõtlen nagu enda vaimu, mul tuleb see pilt, mul tuleb see Henri, see video tuleb silme ette. Siis ma mõtlen, kui rõve see on, sul on nagu jalg sirgu ja keegi maandab lihtsalt nagu negatiivse jala. Vaata, see on sama asi, kui sa näed videost, mingi mees saab munadesse, sul hakkab endal ka valus. Vaata, sul on see mentaalselt, korraks käib see liigutus nagu, kuigi sa näed videos. Ja Henri vigast tuleb meelde, keegi ütles ma ka, et no näed, siis Henri saabki õppetunni, et ei tohi, ei saa sviipida maailma meistrit, ma ütlesin selle pealt, kui see on nagu kõige lollim näide üldse me tuues, see on nagu nii freak accident. Türa, sa just pead sviipima maailma meistrit, et saada paremaks. Ja see nagu, et keegi viiedel ländis on lihtsalt nagu, see on nagu
mu esimene reaktsioon kusjuures oligi see, et Kevin kukkus mul jala peale. Ma ei olnud seda videot näinud, ma pärast kirjutasin siis adminile, et kuule viitsid vaata, kas leiad sealt turvakaameratest selle video üles ja siis ta vaatas alles, saatis mul selle ära, siis ma olen mingi fuck, ei kukunudki jala peale. Ma juba kirjutasin sinna kuhugi enda mingitele, reedeti teeme seal harrastajateks barri, et kuule, ma ei saa trenni anda, et bla, siuke värk, et Kevin kukkus jala peale, põlv on pekkis nagu. See selleks, ühesõnaga kunagi kes ei tea, siis me räägime Kevin Rennost igaks juhuks ütleme ka, mitte lihtsalt mingist Kevinist kuskil. Kevin Home Alone'ist. Jah, Kevin Home Alone'ist. Praegu on teema, Kevin. Vaata, ta on jõule tõmbas kuradi. Nii. Et ühesõnaga me kunagi andsin Nõmmel Markoga trenne ja Marko Moisariga. Thanks, back up'it. Kõik vaata need nimed täis. Et ühesõnaga üks kutt väänas mu põlve välja samamoodi, et tal läks see põlveside või selle muna külje peale. Ja seal on... see on hästi, see on ka hästi. Aga selle vigastuse puhul on see, et kui sa lased jala maha jahtuda, siis on pekkis, siis see tüsistus on oluliselt suurem. Kui sa jalg on veel soe, siis põhimõtteliselt sa paned käe siia kõrvale, tõmbad jala sirgeks ja see muna läheb pop tagasi. See tundub, aga see tundub... Ja nüüd mu esimene reaktsioon, kui see pauk käis ära, oli see, et kas mu põlvemuna läks külje peale. Ja ma tean seda, kuidas seda korda panna. Vaatasin jalga, mõtlen, fuck, pole, lohk on põlves. Ehk siis sain kohe aru, et nagu siin ei ole nagu see, et lihtsalt veits mingi tõmbaski täiesti nagu ikka fuck, kuradi, ma ei tea, 10 palju süsteemis 8-9 pain, lihtsalt oled seal ohid ja ähid ja ootad seda kiirabi ja kuradi, no ikka raske. Sa läks kiirabiga EMO-sse, ITK või mis iganes. Mustamäel oli, tehti kohe mingid kompuutrid asjad öeldi, et ühesõnaga see ortopeed, kes siis pärast neid kompuutrid asju analüüsis ja asju ütles, et nagu konkreetselt perses vigastus, et sükest vigastust juhtub võib-olla 5 korda aastas, kui sedagi. Aga läksid sinna ja sai kohe opile või pidid nagu selle... Järka päev. Ei olnud. Sul pandi ju kips, on ja? Ja mul pandi kips ja... Räägi sellest, kuidas see kips tundub aedas, et tegelikult ju jalga vigastus juhtub, ta paistab üles, kuidas see kipsi tunne oli, see oli päris jõhker vist või? Ma küsisin ka veel, et kuule, et praegu on jalg paistes, et jõu, et see kips nagu side surub. Tegelikult ta hoidis isegi okeilt, see oli normaalne, sest et ega sa ei saagi midagi teha, ma läksin koju, ma olin diivani kaunistus. No muidugi, loogiline. Ma näen, et seda rääkida, sul tuleb 3 halli karva praegu lihtsalt, see nagu fein, see ei ole nagu See tundub nagu mentaalselt läbi käiasta, võib-olla isegi nagu hullem kui nagu füüsiliselt läbi käiasta. Ei, ütleks täiesti 50-50, sest et nagu see ikkagi see valu oli selles mõttes ikkagi rets, et ma ei saanud nagu... Ma magasin põhimõtteliselt 3 nädalat ainult selili, vaata. Tahtsid külje peal magada. Siis see on kõige suurem valu. Selili magamine, kõige suurem valu üldse. Sama asi, kui ma opi tegin, pidin magama selili. Okei, ma pidin 4 päeva, 5 päeva. Ta arvas, et kõige pikemad 5 päeva üldse. Kes see magab niimoodi selili? See on nagu vampiir, vaata. See on puhka asend. Käed on niimoodi X-is ja ei liiguta. Silmad on ka lahti millegi pärast. See on puhka asend külgedele. Sa oled korra selili ja lähed teisegi. Aga 3 nädalat sai nagu täiesti sirgelt magatud ja ütleme ikkagi täiesti valuvaigisti mõju all sai need üle elatud ja see oligi nagu ainuke fucking võimalus, kuidas seda teha, sest et ma korra mõtlesin, et ma ei võta neid valukaid nagu peab, et sa teed valurabi, et võtad kuradi 6 tükki iga mingi 6 tükki päevas iga 3 tunni tagant, vaata mingid siuksed teemad. Ma mõtlesin, ma võtan siis, kui mul on valus. Aga see ei käi nii. See ei käi. Õige Eesti mees. Ma lihtsalt, I'm going through, vaata. Ma ei, mis valu. Ma reaalselt mõtlesingi, et türa valuvaigisti, see on mingi keemia. Ma ei taha seda kurdi nii palju sisse süüa, et vaid mõtlen siis, kui reaalselt ei kannata, aga nii ei kannatanud ja siis ma hakkasin võtma ja tegelikult kohe pärast seda läks ka, ütleme, elu nagu see rõõm tuli veits tagasi, sest ma ikkagi piinlesin konkreetselt. Ja aga kaua sa ütlesid, läksid koju, said kipsi, on ja... Ma olin nädal aeg kodus. Kipsiga? Enne kui said siis opile? Okei. Mõned vennad saavad üldse mingi, ma ei tea, 6 aja pärast üldse, et mul läks tegelikult isegi üsna hästi. Aga siis see oli ikkagi suht freak accident sellest, no ikkagi... Ja ma oleks tegelikult saanud vist isegi järgmine päev, aga oli nagu mingi naljaks olukord, et ütlesid, et mine koju, me helistame sulle. Ja siis... Nii Eesti haigega lavetist. Tõmba traati sulle, mul on üks ortopeid, kes pole 3 kuud tagasi ikka veel helistanud. Every once in a while, kui aega on, tõmbad traati. Kohe. Ei no, seal oli see point, et praegu on haiglas nagu fullis
meil ei ole sind kohe kuhugi kirjutada, bla, et me ei saa sind kohe ka opereerida, et umbes homme on siis vastav arst, bla, onju. Et me helistame sulle, aga see oligi, kell oli juba hommikul 9, siis noh, andsid mulle selle mingi paberi ka kaasa, et kuule, et ära söö, vaata enne opi ei või süüa, onju, et ära söö. Kell oli juba 9, ma ütlesin, küll juba ei ole helistanud, siis nagu, mis pohhu. Tegin just mul putru, hakkasin võikusi sööma, reaalselt olin 2 ampsu võtnud. Onju. Ja siis helistas täpselt. Nii klassika. Et saad tulla. Ja siis ma olen mingi, no ma sõin reaalselt 2 ampsu just. Ta ütles, okei, siis ei saa. Siis ma ütlesin, ootega, mis see 2 ampsu, see ei tee ju midagi, et õhtul opereerite, teeme ära, vaat. Siis mingi, no okei, tule, et ära rohkem söö. Ütlesin, davai, rohkem ei söönud, panin juba mingid asjad kokku, hambaharjad, värgid, tellisin takso, hakkasin ära minema, see helistab, kuule ikka ei saa. Siis ma olin mingi, mis asja, vaat, ise ka teate, mida tahate, mingid bipolaarset koos selle. Yeah. Ja siis oligi see, et kuna need ortopedid ongi mingi korra nädalas seal nii-öelda majas, siis lükati järgmisse nädalasse ja siis ma lihtsalt olin kodus. Võtsin tramakaid. Ja. Aga kui sul pannakse kips ja su põlv on paistes, aga kips on ju nagu ühe asendiga, mis ta siis nagu ju paistes läheb alla ju. Kips on ainult all, et peal oli side, vaata. A põlv oli kipsis või? Nagu ainult reie allpool. Nagu siin? Reie? No, jalg on siit. Siin on kips, peal oli side. Okei, et põlv ei olnud kipsi sees. Ma mõtlesin terve aeg, et põlv, et nagu full käsket nagu. Ja, täpselt, nagu muu. Sa ei saaks, jah. Kohe näha, et meil on mõlemal meditsiinikõrgharidus, et me teame, millest me räägime. Oota, aga nii, et läksid opile ja siis tehti op ära, mis siis oli? No siis oligi samamoodi valuravi, lihtsalt oled kodus diivani kaunistus, päeva highlight oli peldikus kusel käimine ja... Mis on korralik challenge? No, kas sul oli see kanderaam ka, vaata, mis vanematel inimestel on sellega lähed? Kusjuures sellega oleks väga mugav olnud, aga mul olid kargud ja ma läksin sinna kargupoodi, ütlesin, andke mulle kargud ja siis ma ütlesin, kõige mugavamad, mis teil on. Need olid reaalselt esimest korda elus nagu normaalsed kargud. Et ma ei tea, mingid vennad kannavad neid, mis läheb siia. Ma ei saa aru sellest nagu. Ei, see ju läheb lõhki, see on nii palju. Mis kuradi kaenla all, kuradi elame. Klassikaline siit see, käetugi. 2023 sa kuradi käid nendega, no kuradi mingi teise maailmasõja käid nendega. Puidust, vaata, siukse mingi krigisevad ka. Mul olid naissid ja mingid head pehmendused ja ütlesin kohe, et ja ühesõnaga siis, kui see periood läks mööda, et sain juba hakata kargutama, siis olid esimesed füsiod ja ise endale ka ma olen teinud nii-öelda Instagrami oma taastusravi highlights, siis selle riili nagu, kus mul on nagu põhimõtteliselt kuupäevadega füsiomeeting, näitab mul harjutusi, kodutöö ja noh, sa ütled, et sa said kohe vist jõuksis käia peale enda opera. Ma läksin niimoodi et ma sain põhimõtteliselt nädal hiljem öeldi mulle kohe, et võid ratasega minna, aga no see oli nii, et mul oli tõmblused sees. Ma võin alles nüüd rattaselgelt minna. No esimene ratas oli ka siuke nagu... No see oli mul tunne, ma kirjutasin füsole ka samal aeg, ma sõitsin ratas, mõtlesin, kuule mul läheb vist põll pooleks. Neil nagu nii ebameeldiv. Jäik on. Ülijäikus, ei sa peadki, ma olin siuke üli ebameeldiv. Ma tegin algus mingi kummiga harjutusi, mingi lihtsalt mingid külje peale tõsteid, nii et jalg on sul ikkagi kogu aeg sirge, ma kandsin seda ortoosi, kus on see kraad, vaata, sa hakkad iga mingi 2 nädala tagant mingi 20 kraadi, 40 kraadi, lõpuks saad selle 90 kraadi. Normaalne kand käib vastu kanni ära. Ongi jah. Et selles mõttes aga ebamugavalt või normaalselt? Ütleme nii, täna on mul suht selline kava, et ma teen 2 päeva järjest jõuksi, 3. päeva puhkan just nagu jalga, siis ma teen rohkem kas ülakeha või siis lihtsalt annan trenne ja siis jälle 2 päeva teen, aga nüüd kui ma seda 2 päeva trenni ei venita, siis see 3. päev nii-öelda see puhkepäev on siuke veits kange. Aga ütleme, mentaalselt oli ta just täiega siukene, et nagu oligi just, kui see valuaeg oli ja kui see sittaeg oli see esimest kuu, siis oligi see, et terve aeg sisestada, see on ajutine, see läheb mööda, kõik saab korda, let's go, nagu motiveerida ennast, et nagu ära ei kassinud, aga reality check oligi see, et lihtsalt nii on, mis ma ei saa. Rõivassepp, kes siis on Eesti top dog põlvedes või üldse igast erinevate liigeste ja ligamentide ravimises,
ütles mulle kohe esimene visiit, et õnnetust tagasi ei võta, vaata looking forward ja aga ta ütles ka seda, et selle vigastuse puhul, mis sul on natuke väiksem tõenäosus saada saavutusspordi mõttes sinna, kus sa kunagi olid, kui näiteks mingite muude vigastuste puhul. Et aga ma teeme shoutout'i ka, kes see füsio ma tahtsin just küsida, kes su füsio oli, kuidas sa valisid või kus sa üldse võtsid? See on hea füsio ja kuidas siukest... Täna mu füsio Jörgen Puis. Okei, aga kus sa... Sportomeedico, oligi see, et ma tean, et siin jalkas ka mõned tuttavad Järvelaid, Henri, kellel siin põlved läks ja ma natuke suhtlesin nendega ja siis tema käis üldse kuskil Hispaanias mingi 6-nädalane programm. Oli Pep Guardiolaga koos siis. Ja, et oli seal Guardiolaga kuskil. See on asi, mis Eestis räigelt ka ette vaata, et see tegelikult nagu füsio ei ole mitte kuidagi nagu registreeritud või selles mõttes, et igaüks võib öelda, et on füsio, vaata. Me teame kõik ühte venda, kellel Pärnu maanteel on üks kontor, doktor on endale ette pannud, pole mingit doktori haridust, vaata. Aga see ongi nagu, et sul ei ole kuskilt regatud ja see võib ükstapuha, kes võib mida iganes rääkida, nagu mul läks endal õlg, siis oli niimoodi, et läksin läbi perearsti, vaatas mulle sügavale silma, et nüüd on nii, kas teed väga palju rohkem trenni või ei tee üldse? Ma olen mingi, mis fucking nõuanne see on, nagu mida see tähendab? Ja siis nüüd pool aastat hiljem läksin nagu päris ortopeedi juurde läbi Golfido ja maksin nagu mitte läbi haigekassa, vaid maksin ise lihtsalt raha ja siis neil mingid et sul oli nagu õlas mõra, et nagu mida fuck'i sa tegid, vaata, et sa oleks pidanud nagu puhkust andma mitu kuud ja mitte midagi tegema. Kõva! Anyway, aga meil on juba pool tundi vaikselt täistiks. Ma lõpetan selle teema ära. Jah, sorry. Et ühesõnaga Järvelaid siis läks Hispaaniasse ja ma küsisingi nagu ka vist, et kus siin nagu Eestis hea teha, siis oligi, et Rõivassepp on siis põhimõtteliselt loonud sellise A Le Coq'i alla loodigi siis selline nii-öelda jõuks ja üldse füsioteraapia ja Sportomeedico on siis see, kus ma käin. Ja ma tegelikult sattusin ta juurde juhuslikult ja väga rahul, et väga rahulikult räägib kõik ära ja selles mõttes kohe algus ütlesin ka talle ka nagu, et ma tahan, et me teeme nagu mingi programmi, mitte et ma käin siin ühe korra ja siis järgmine kord näen siin alles ma ei tea millal. Teemegi, ma tulen praegu ja käin mingi aeg nädalaga järjest, et meil kogu aeg sõrm pulsil ja tegelikult siis toimus ka tegelikult väga hea areng, kui ma reaalselt nädal aega teed harjutusi, lähed nagu sinna, räägid ära, mis saad juba, mis ei saa, uus visiit ja niimoodi oli tegelikult päris hea. Ma ise tegin sama asja, samamoodi, ma ütlesin samamoodi oma füsioloogi, et ma ei viitsi nii, et ma annan mingi harjutus kätte, ma teen suvat. Ei, ma nagu reaalselt olin taga iga päev kirjutasin nagu nii, läks nädalada hiljem tagasi kohe andis uued harjutused, vaatas üle. Sest et harjutused eriti alguses muutuvad väga üksluiseks, tegid oma kummigeneid asju 3 korda päevas, saad seal mingi türa, ma tegelikult tunnen, et tahaks nagu enamat. Ma tunnen juba, et see põlv juba liigub, vaatasin, see on klassik YouTube'i lähed. Patella ligament injuries, vaatad, mida need vennad teevad, siis kirjutasin ka Jürgen, kuule, need vennad saavad juba kuradi siuksed asjad. Jah, aga nendel vendadel ei olnud kuradi 3 kohast sidepuru ja veel mingid lisavenitused. See self-medication on kõige parem asi üldse. Google alati nagu. Aga et jah, ühesõnaga Sportomeedic on see koht, kus ma käin ja kindlasti soovitan teistele, kellel on mingid probleemid, minge sinna. Mina olen väga rahul ja ühesõnaga 3 kuud saigi nüüd siis eelmine nädal mööda ja tegelikult on asjad juba paremad, põlv on veel natuke paistes, aga ütleme, koormustaluvus on päris hea, saan juba rattaga 30-40 minti rahulikult sõita, teha jalapresse, mingi vaikselt siin kilod tõusevad, 4 pealihase masinaga vaikselt kilod tõusevad, et selles mõttes progress on hea ja jaanuaris saab ka Eestist siis korra ära mindud, saab sooja, et siis võib-olla see aitab ka kaasta ookeanisse jalad panna. Aga millal võid hakata tegema nagu näiteks mingid boksi, mingid liikumisi, natuke sellest kas või liiguda boksi asendis edasi-tagasi või nagu ma tegelikult tegin suht early juba, aga oligi ortoosiga. Täna on see, et ma annan trenne, ma näitan, kaindan mingid harjutusi ette, see kõik toimub mingis mõttes aegklubis, aga ütleme ma usungi, et see ongi mingi veebruar-märts, kus siis nii-öelda see pool aastat on möödas, mis on nagu kõige standardim aeg tavaliselt põlvevigaste puhul 6-9 kuud. Et see on, ma arvan, see aeg, kus juba nagu jalg peaks kandma ja et ei ole see, et kui sa teed mingi ühe vale liigutuse, et nüüd midagi juhtub. Praegu on väljas libe, ma olen suht ettevaatlik, kõnnin nagu rahulikult, jälgin, mis toimub, et aga ütleme, ma arvan, see nii-öelda loll aeg on möödas, kus oli nagu see oht mingit lisatraumat saada kõige rohkem. Täna on ikkagist juba üle 3 kuu nii-öelda asi taastunud ja teen juba nagu heade koormustegi trenni, et
seda on hea kuulda. Mentaalselt ka nagu, et tuled vaata tagasi juba, see on nagu hea asi, mida kuulda, mul näe meele sul mees. Just, aga huvi pärast küsin, et sa ise muidugi, me kõik teame, et järgmine liig, rutamist ette, järgmine liig arvatavasti on maikuus on ja mis sa ise arvad? On reaalne? No ma räägin, et minult on küsitud seda, et noh, et kas võistled veel ja värki, siis ma olengi neile öelnud, et loomulikult tahan. Absoluutselt ma tahan võistelda, eriti just see, et viimased fightid olid head, siuke hea tuhh oli sees, ise tundsin ennast nagu hästi ringis, kõik see vibe oli hea ja tunne oli hea, aga nüüd täna ongi see, et ma ei tea, kas ma fightin. Ma ei saa seda ennem öelda, kui mul see nii-öelda programm, taastusraviprogramm on tehtud ja siis ma saan öelda, kus ma täna olen. Ja nagu ma pean seda nagu kurbusega ütlema, aga kui ma kunagi ei saa enam taiboksi, kickboksi teha, siis ma hakkan tavaboksi tegema. Et kui jalg ei kannata nii-öelda lööki vastu võtta, siis tavaboksis ikka saad liikuda. Et nii palju ta paraneb ära, et see liikumine nagu ei ole nii probleemne. Aga mu järgmine küsimus. Kui ei saaks enam kunagi fightida, kas oleksid... Kurlingus. Kurlingu meeskond. Kas suudaksid teha rahu sellega? Kas tunned, et oled andnud nagu... Ma ei tahagi mõelda seda. See on nii raske küsimus. On, aga samas, mis sul nagu üle jääb? Et sa, kui sa seda kassima jääd, siis su elu jääbki sinna nagu seisma, et selles mõttes üks põhjus, miks me täna seda podcasti teeme, võib-olla see õnnetus ajendas seda, sest et ma olin kodus ja ma mõtlesin, et ma tahaks kuidagi nagu veel ennast nagu et fight sport on nagu äge ja et tahaks nagu kuidagi teha ja siis ma kohe eristasin Kevinile, ütlesin, kuule, et liig tuleb, et ma tahaks meeskonnas olla ükskõik kuidas, vaata. Ma aitasin Inglismaalt 2 fighterit tuua Eesti samamoodi, siis ütlesin, ma tahaks kohe kommenteerima minna, et pole seda kunagi teinud, aga et davai, vaata, et ma oleks selle spordis sees ükskõik kuidas. Et siit kuulsite esimesena kõik klassikalise boksipoisid, olge need maru ettevaatlikud ja loodke, et Henry Põll paraneb ära muidu. Sa tegid juba ju, Explosion tegid ju. See oli jah, see oli mingi kellatorni vastu. 75 kilo vastane, kuule. Ma oleksin telefon taskus kaalumisel. Kuulge, aga poisid, liigume edasi, meil juba 37 minutit kella peal. Alustame vaikselt Eesti võistlusspordist, räägime Eesti Muay väikesest liigast siis. Teeb rekordarve, eelmine kord siis 46 fighti kokku, seal oli veel paar tükki, millele leitud paarilist enda isiklik crème de la crème, 2 semi-pro fighti ka lõpus. Ma arvan, et see on asi, kuhu see võiks nagu edasi jõuda Kevin Renoga siis rääkides sellest ka, et võiks olla mingi hetk see, kus on õhtu lõpus rohkem semi-pro fighte või mõni ka pro fight, kus siis tuled timmitakse natukene madalamaks ja müüaksegi siis nii-öelda õhtune pilet. Ma arvan, et isegi ma arvan, see jah, pigem mängib seal rolli see, et kas leida siukse sponsorid, kes rahastaks seda pro-matšide tasud ära. Et nagu praegu on ju tehtud samm edasi, et on juba ülekanne ja Oskarist me jõudnud ka väga rääkides, et meie kahega läks nii kaua juttu, aga Oskar nüüd on ju Muay Thai liiga tiimis ülekandejuht. Mul nii meeldib iga kord pannakse mingi uus tiitel, ülekandejuht, live-kommentaator, Kevin pani ka mingi hea mingi live broadcast manager või mingi spetsialist. Spetsialist. Nüüd on vaat see kõik on sotsiaalmeedias. Sul peab olema mingi tag, sa ei ole mingi lambitorbikene. Tegelikult olen lihtsalt mingi suvaline kaabliuss, lihtsalt jooksed ringi mingi netikaabel ulata. Ei, aga ma olin sinuga esimest korda ülekandet kommenteerimisel. Tegelikult sealt tekkis ka idee Kevinile öelda, et kuule, tahaks te liigil olla. Ja ma ütlengi lihtsalt, et täna oluliselt lihtsam oli te liigi kommenteerida kui seda Muay Thai liigat. Sest et lihtsalt see tase on parem, ma tunnen fightereid, et kui sul Muay Thai liigal tuleb 30 fighti järjest, üle Eesti võitlejad, siis Martin versus Joonas ja siis sa oled seal, oota, mis ta nimi oli, nagu läheb sassi. Et kui läheb Ott Remmer ja Allan, siis ma tean, ma oskan mõlema kohta tausta rääkida, kuidas nad, et selles mõttes oli... Plus me tegime selle vea, et me vist alustasime esimest korda juunioritest ja ma mäletan, et kui me lõpetasime, siis meil mõlemad kordi lõualuud valutasid, nagu oleks hollikas olnud. Ütleme, mingi 15 matsi on väga okei kommenteerida, üle selle läks niimoodi, et mõlemad oli mingi, kuule, ma käin korra pausi. Mõlemad oli lõpus lihtsalt ja ta lööb uuesti ja ootad lihtsalt, et kuna see 3. raund läbi saab nagu. Aga jällegi, see ongi, vaata kus nagu ühe hooajaga me oleme hüppe teinud, Arigato saali minnas,
shout out Heilika Arigatos, kes viitsib meie. See on väga hea. See on rits muutus, see punane 69. Vaatad seal põrandal, istud seal kurdi mati peal, nüüd on sul tribüün, sul on normaalne valgus. Meil on toitlustus, koha peal saab sooja toitu nagu, come on. See hoiab räigelt aega kokku, sa pead kuhugi minema, see on kõik samas kohas. Et tõesti. Iga kord on ülihea kanapasta, nii et kõik, kes te kuulate, tulge sööge. Veska grill, täpselt. Shout out ülihea toit alati. Liigume vaikselt, Muay liiga nüüd ongi, järgmine kord peaks olema veebruaris, aga sinna meil on veel kõvasti aega ja räägime sellest. Liigume edasi suurest liigast siis rääkides, The League, mis on, ma ütleks siis nüüd praegu Eesti kõige suurem võitlusspordi üritus. Yeah. Mõned ütlevad ka Baltikumi ja Skandinaavia. Jah, ma arvan, et on läinud kuskil astub kandadele kindlasti. Et Eestis täiesti kindlalt top 1, ma arvan, et alati on head võitlejad Eestist esindatud ja pigem tuuakse ka tugevaid vastaseid, et kuskilt kommentaarist just nägin, et sommid vist kiitsid seda, et tuuakse normaalseid vastaseid, et ei ole see, et ainult oma võidab mingi KO-ga ja siis see on lahe. Mulle just, ma arvan, et kõige rohkem nagu lööbki laineid see, et me otsime nagu Eesti poisse ja promome ja tüdrukuid, vabandust, nagu promome ja see, et nagu mul lemmik oli see, et kui oli üks slaavi poiss oli ringis, Eesti lipp, muidugi tal oli valepidise käes, aga see aidati kohe järgi. Ja siis mu selja taga oli tüübid, kes ei rääkinud eesti keelt, mina ei räägi kahjuks vene keelt. Aga meil on see connection, sest me oleme sama tüübi poolt, vaata, ja me oleme kohe, you, me, friend, yes, хорошо, ja me mõlema karjume nagu hääle ära, et see on nagu, sa tunned seda, et see community on väike ja inimesed tulevad kokku ja kõik on see, et okei, meie oma poiss on ringis praegu, vaata. No pluss The League'i puhul nagu kindlasti näitas ära, miks see nagu Eesti suurim on VIP-laudade arv. See 83 VIP-lauda on igasugune rekord, mis kunagi tehtud on. See The League oli kõige suurem ja juba järgmine The League VIP-laud välja müüdud, nii et selle mõttes nagu see näitab ära, kus tasemel me oleme tegelikult. Ausalt öeldes see on ülimalt suurepärane kas nüüd turundustrikk, aga lihtsalt õige move see, et event oli eelmine nädal paneme järgmise evendi VIP-lauad müüki ja ongi kohe müüdud, sest praegu on hype peal. Aga samas... Ma teen sulle teise näite veel, mis on hype. Kui ma praegu just enne seda, kui me saadet mõtlesin, et räägime The League'ist, ma läksin korra videote alla The League'i Facebooki lehte ja ma vaatan tänaseid vaatamisarve sellega, mis oli eelmise evendiga, siis seal on mitmesajad tuhandesed vahed. Sigrid Kappanen versus Itaaliale mingi 170 000 vaatamist Facebookis. Ja see on puhtalt sellepärast, need videod pandi ülesse mitte mingi 5 kuud peale fighti või ma ei tea, 3 kuud, 4 kuud, vaid põhimõtteliselt kohe, kui event on läbi, tegeleti sellega, et katiti ära, hakati ja paneme üles ja siis et hype on peal ja see on üliõige nagu teguviis, kuidas sa reklaamid oma eventi, kuidas paremini müüa. Et suurepärane numbrid vahet. Sa lähed uksest välja, sul on dopamin laes, ma tahan sama asja kohe nüüd ja praegu veel ja sa saad laua ära. Samas VIP-laudade teema, no just on ju, aga no muidugi kindlasti pole nad kõik VIP-laud ära maksnud, paljud VIP-laud kindlasti tühistakse vabaks, aga samas on jällegi see, et väga palju inimesed, kes mida näiteks, kas mina ise müün mitte inimestele laudu, ma tean, nad ei võta kohe uut VIP-lauda, sest see on nagu, nad isegi mõtle selle peale, kui järgmine üldse mais, et selle mõttes natuke on see nagu ebaaus, et kõik lauad läinud on ju kindlasti vabaneb, ma ütlen, on ju, aga et nagu natuke on kahjust, et need inimesed tegelikult tahaksid kindlalt võtta ja võtavad ka kindlasti, sest ma olen selle olukorra maas sai nädal aega peale üritust, selle mõttes natukene nagu siuke nagu võib-olla mingi reserv oleks võinud jääda, seda tahad öelda. Just, mingi reserv võiks jääda, sest inimesed tahavad kindlasti võtta, aga ongi kõike taha panna. Aga see ongi see, et nagu eestlaste see teema, et ma võtan nagu kõige viimasel hetkel. Ei, ma ei mõtle isegi viimasel, ma tean lihtsalt nagu kindlasti kas enda poolt. Just, paar kuud. Aga seal on, see on ka võib-olla siuke vaata turundustrikk, et nagu võib-olla panna reserv peale augule. Aga selles mõttes need oligi broneeritud. Ma arvan, et seal hakkab väga palju lahti. Ma ise broneerisin 2 lauda, keegi kuskil sõber kirjutas, viitsid kirjutasin, see võib vabalt muutuda, et ma arvan, et see, kes täna on pannud endale broneeringu, see koosseis, ma arvan, väga muutub. Kindlasti. Aga ei, see on kõva nagu müügitrikk ja see tõstab veel räägit haipi järgmise ürituse peale. Rääkides suurtest üritustest King of Kings, mis tehakse ka nagu Eestis, aga mis minu jaoks on natukene nagu
mööda läinud võib-olla, sest ma iga kord tunnen nagu, et sinna esiteks ei tehta nii palju promo, seal ei ole nii nagu muidugi keegi nüüd hüppas aknast välja raudselt selle jutu peale, aga mul lihtsalt endale, ma ise töötasin reklaamiagentuuris, siis oli täpselt see, et nagu mingi nädal ennem, kuule, maru vähe pileteid on müüdud, võiks mingit reklaamivärki teha. Et ma tunnen, et liigiga on see, et inimestel on rohkem siduvust, sest et nad näevad, et oma poisid on ja see nagu järjepidevus, kogu aeg on järjepidevus nagu, et ta võiks olla isegi rohkem, mulle meeldiks, kui ta oleks näiteks 3 korda aastas. Muidugi. Nüüd see on sinu see arvamus, mis sa näed nagu tavainimese, nüüd räägime King of Kingsist kui üldse sportlasena, siis ütleme nii, et nende fight-kaardid ja asjad on ka pigem läinud nagu sugavasse langustrendi. Pigem nulli lähedal olema ausad ikka. Et nad üritavad ära teha evendi lihtsalt tasuta põhimõtteliselt, pakuvad sulle mingit naljaraha ja siis nagu esitlevad ennast kui suure üritusena. See on nagu puhtalt minu arvamus, ma arvan, et paljud võitlusportlased nõustuvad muga, et ta oli kunagi väga kõva event, kui see Saku Suurhallis tehti esimesed Tondiraba evendid, aga ma mäletan, kui Marko Moisar tegi 4 turniiri, rets üritus, ma mäletan, kui mina tegin Karl Kvelliga Tondirabas. Need olidki need esimesed Tondiraba üritused. Ja Marko tegi Stanislav Renitaga tiitlimatši, mega üritus. Vaat need olid head ja sinna pandi plekki alla. Poistele maksti raha esiteks, aga mina arvan, et see asi muutus King of Kingsil sellest hetkest, kui nad said need teleülekande lepingud, sealt makstakse nii-öelda neil põhimõtteliselt see pidu kinni ja nad otseselt ei pea enam pingutama, sest neil on juba mingi kontrakt mingi, ma ei tea, Go3-de ja asjadega juba nagu far away mingi mitmeks aastaks või ma ei tea, mis iganes. Ja täna ongi natuke näha King of Kingsi puhul, et nad ei pinguta enam, vaid nad lihtsalt teevad evendi ära, sest et see on neil kalendris ja kuidagi nagu teeme ära nagu. Aga see ongi see, et nagu tegemise pärast asja teha, milleks? Ära siis, sorry, aga nagu. Toome võrdluse, kuradi. Palju müüs King of Kings laudasi? 6 aega oli põhimõtteliselt ürituse vahe. King of Kings müüs 15 lauda. Ja me kõik teame, et mingi osa nendest laudadest on sponsorlauad. Ja ma tean seda numbrit, ma ei hakka ütlema, mis see sponsor, aga see on naeruväärne. Tegelikult neid laudu, kurat, me Hendriga oleks müünud selle ka kõvasti 8 rohkem laudu, kui nemad müüsid seal. See on nagu aga see ongi vaata see, et kas sul on keegi nii-öelda koha peal maas, kes on connected selle nagu community'ga. Sul võib olema fighter, sul võib olla kõige mõisagõle fight vanasti. Ülikõva event oli Viljandis. Seal olid fighterid nagu ja need fighterid toovad kohale. Samamoodi oleks King of Kingsil sama line-up, mis muidu nad ei saa sama line-up, aga mis on teil liigil, kuule. See üritus oleks täis, fighterid teevad ürituse, nagu sul võib olla nagu isegi kefem production, mis iganes nagu, aga fighter teevad nad üritavad väga tihti seda, et nad teevad ühe hea fighti ja ülejäänud on siis nii-öelda nagu üks ei suuda kärrida. Täpselt, sul võib ikkagi mingi 2-3 võiks olla just. Pluss alati võib ära kukkuda fighter, keegi jääb haigeks, vigastused, asjad, et see on alati hea. Sama asi, mis juhtus UFN-il. Ja liigumegi edasi sujuvalt. Underground Fight Night, mis siis toimus Rakveres eile õhtul, jah. Alustame algusest, Remmer haigestus ja tema asemel võttis sisse koha Kuiter 3 päeva enne peamatši. Jah, no Otil tegelikult oli ka leedukast vastane kõigepealt, MMA taustaga oli päris okei, leedukast boks oli päris hea tal, kukkus ära, tuli lätlane. Miks? Ei tea või? Vist sai haigu, mingi haigestus või siuke teema, ei tea. Koronaviirus. See vanaga oli haigus see 2020 aasta. Ja siis tuli lätlane, keda tegelikult Ott oli juba võitud maikuus Korsa üritusel, tegelikult võitis teda juba, aga see kuitast jubedalt rematchi saada. Oleks olnud kõva fight, sest see lätlane, kui ma nüüd ei eksi ja Ott mulle ütles info, siis lätlane, kelle ta pidi nüüd tegema, kuskil võitis tuli Vako MM-il hõbedale või pronksile, Ott midagi ütles, ma ei mäleta täpselt, mis see oli, igatahes. Mingi särav medal. Jah, igatahes tegelikult nagu väga kõva, sest Vako MM-il oli 25 venda kaalus, ma vaatasin seda, jõhker. See tähendab ju 10 fighti vähemalt. Vähemalt, see on ju ikkagi T2 fighti, sul juba kepsud valusad. Täpselt, nii et kõva vastane oleks olnud ja kõva lahing Otil oleks olnud jälle. Kahju siis, et nii. Rasmused omavahel. Rasmus Ronin Jõgi ja Rasmus Maivel. Siis Rasmus Ronin Jõgi Kondori fighter ja Rasmus Maivel Kristo Männisto all. Et mõlema poisil oli pro debüüt, väga võrdne. Pikkus oli vahe seal vist. Taavete koljad oli ikka ulmena, ikka rets vahe. Aga oligi täpselt see, et kuidas Rasmus Maivel kasutas ära oma distantsi siis Rasmus Ronini vastu. Et olin Rasmus Maiverga samas riiestusruumis, nägin, kuidas nad nagu valmistusid, soojendust tegid, et seal oli ilmselgelt väga konkreetne plaan. Lähedale saada.
lähedale saada ja see põlv välja pealt ja vaatasin paar korda toimis päris hästi. Roninil? Ei, Maivelil, et Ronini tabas seal overhandid asjadega, tabas korpust hästi ja kehasse. Lühemal on alati pigem see, et ta tahab lähedale saada. Ma millal kaalumine oli? Reedel. Millalgi istusime koos saunas, nad võtsid Markuse ja Maivel võtsid mõlemad kaalu, siis me nagu rääkisime ka kergelt nagu üle, mis ja kuidas ja siis oligi see, et ma olen 100% kindel, et Ronin tahab saada lähedale ja 100% on kindel, et Maivel tahab teda eemal hoida. Ja sa ütled, sa sai siis ilusti hakkama. Ja sai hakkama, et ma ütlen selles mõlemale poisile päris raske pro-debüüt nagu ebamugavuse mõttes. Ja täpselt on ju, et nagu Roninile nagu siukse pika mehe vastu debüüti on alati raske, et see isegi ise tead, et ma olen pikk, aga mul on ka olnud endast pikem, üks Branston oli, see on väga ebameeldiv, nagu see oli number one'il vist. Jaa, see distantsi ära lõikamine. See oli täiega see, et ma vaatasin türa Michael, et ongi keeruline, sa ei saa hakkama praegu, sest tema on sest pikem, see on sinu jaoks võõras keskkond, sa oled tavaliselt harjunud, et sinu et see oli väga raske, aga ütlengi, seal tulebki tihti minnagi hambad ristis sisse ja lihtsalt nagu paugutada, siis pikk mees veits riskida, et võib-olla sealt tuleb põll või kui sa jääd ootama distantsile, sa jääd tema temposse ja kõik, et lõpuks Rasmus Maivel pani oma pikkuse maksma ja võttis fighti ära, lõi isegi kui ma eksi kolmandas või teises lõi korra TKOs või noh, 8-count'ide korra, kas high kick või? Kui ma ei eksi, nii et päris huvitav fight oli ja täitsa nagu siuke täitsa hea debüüt mõlemale poisile Liigume edasi, Eesti poiss Markus Mittal Kevin Renno võistlusspordi akadeemiast. Ma enam, see on viimane kord, kui ma ütlen sulle terve pika lause välja, ma ütlen nüüd ka RVA ja kui sa ei tea, mis see on, siis pane kinni see podcast. Jällegi Kristo Männistu poiss. Tegi väga okei fighti, väga tubli. Ja arenguga teinud, mulle meeldib Markuse puhul see, et ta on reaalselt töökas nagu. Ta on siuke young blood, paneb veits nagu klappidega hobune, aga nagu seda fight IQ'd ja seda kõike tuleb tal juurde. Et seda sama oli ka näha ka seal Explosionil, kui nad tegid sellega rematchi. Ardo. Just. Invicta. Et ta tegi väga head tööd, aga ma ütlesin talle, sa ei löönud ühtegi maksašotti, sul olid vastasel on käed niimoodi, pane üks body shot. Et sa pead saama selle nagu juurde endale, et sa leiad ka nagu vaba augu ülesse, et sa ei tao lihtsalt seda kinnast. Et ma arvan, et ta oleks pidanud tegema 1-2 maks. Tähelepanu üles, maks all. Aga eile ka, ma ütlen, ta nagu, ta fightis, kas oli Läti vastane, sama, kes tegi Mitjajeviga Deligil, et Markus oli nagu üle ja mis Markuse pool oli huvitav, tegi terve fighti põhimõtteliselt southpaws. Ta tegi ainult oma asendiseks, siis paremkäed asendist tegi ainult võib-olla nagu mõned hetked, enamus ajast oli southpaws vasakkäeline ja ta domineeris väga ilusti, aga mis sama asi nagu, mis minu arust on nagu, ta lõpuks oli see ülekaal nii suur, et ta jäi natuke mugavaks, natuke laisaks, aga see ülekaal oli juba nii suur, et ta peaks ära lööma juba, ta peaks leidma siis lõpeta ära juba. Et ta oli nii üle, lõpuks ta juba pani seal näo ette, tõmbas eest ära. Vaata, aus poiss tahtis ikkagi nagu kogu tööpäeva, kogu raha eest ära teha. Aga ei, ma ütlen, kõva areng, ta ütles ka, et Kristoga valmistusid, et Kristo on vasakkäeline, et ta nagu hea ja kasutas ja tõesti oli näha, et vasakkäeline terve fight, see vajab nagu pingutust ja on näha, et on tehtud tööd. Võtab aega, et tunda ennast mugavalt nii-öelda mõlemad pidid. Poisil muidugi Füska on ka ikka korralik redelid paistavad ja nagu lähme edasi, Steven Aas. Steven Aas, meie Eesti kindlasti üks tugevamaid poksijaid praegu, eriti amatöör. Mis see kaal on tal? Võistles seal 81 minu meelest ja ta kattis ma panen sinna ekraani peale, sealt on näha 8 kilo kattis. Et Steven Aas, mis on fun fact, on see, et võistles Lukas, mis tal Lapinskas. Ehk siis minu MMA pro-debüüdi vastane. See viskas sussid jalga ja tuli poksima. Kuule, mis asja. See poistab kõik ära. Multisport, pani keera tennise ka vahepeal kuskil. Kuule, kuskil 50. Tule pane poksi kinda. Et Steven kiire töö esimeses, 3 knockdowni, Kotek lõpetas ära. Steven väga terav, nagu jalgadel. Ma olen Steven ise teinud kõvasti trenni ka. Jalgade liikumine mega, väga kerge jalgadel, väga kiire. Palju tal neid amatöörfight tal on? Ma arvan 200+. Ongi nii üle. Ma arvan 200+. Miks nii palju teed?
Boksi klassika, vaata Lomachenko 364-1 või? Ja ma saan aru Lomachenko nagu, aga see nagu, ongi... mis sa siin Eestis nii palju neid teed? Täpselt, see ongi küsimus. Tee see mingi 50 ära ja lähme hakkame fightima. Jah, ei, aga ma nõustun sinuga minu meelest, ja see on üks põhjus, miks ma ei hakanud tegema ka MMA-s amatööre. Milleks? Nagu lõpuks fight on fight. Hüppame kohe vette teeme kohe ära, no. Täpselt, kui hupud või ujuda. Ja Steven puhul ma ütlengi, nüüd ta on teinud nüüd äkki 2-3 pro-fighti. Siin on kirjas, et on teine oli nüüd. Teine? Tal on jah, no näed, et teine... 2-0 rekord. No näed, aga nüüd olekski aeg, et davai, aitab sellest amatöör mingit fightidest ja ainult pro, vaata. Et ta siin proovis... Panus on juba sealmaal küll, et küps nagu ma arvan. Ta proovis olümpia unistust püüda, ta oli ju ühe matši kaugusel olümpiast, minu meelest. Kvalifikatsioonid on, ta oli ühe matši kaugusel ja kaotas kahjuks. Ja nüüd on profi, ma loodan, et ta jääb profi, ma loodan, et leiavad talle veel variante. Kes see sebib talle? Tõnis või? Ma ei usu, ei ole Tõnis Krinkin. Ma arvan, et oma jõududega ise möllavad, ja see ongi probleem, ma arvan. See on ka probleem, miks Eesti boks on selline, nagu ta on praegu. Et samamoodi Semjon Kamanin tegi fighti seal, Sander Reemets tegi pro-fighti seal. Steven Aas oli neist 3 kõige nagu võimsam. Okei, vastane võib-olla ka kergem level, aga see ongi boks. See ongi boks. Boks on pro-business, võtame lahti Ryan Garcia, võtame Devin Haney, võtame ükskõik kelle. Esimesed 10 on kuskil Mehhikos mingi, kuskil taco tehasest tehtud ja pum, nokk, vaata. Et see ongi nagu, see ongi boks. Et see ongi boks nagu, see on nagu, sa peadki ehitama rekordit ja ehitage, lööge nokki, tehke sotsmeedia videos ja pum, vaata, et Semjon Kamani muidugi sai selle hardcore'i lepingu, ma ei tea, mis tal seis tal praegu on seal, ta tegi aga see on see nukkide, ta päris häid highlights isegi nägin sealt kuskilt lõi ikka nagu normaalselt lõuast vendasin ahku. Bear Knuckle on ikka siuke asi, et seal pikka karjääri pole ka, aga ma ütlen, see on kõva, et ta sai sinna, aga loodame, et ei kasutatud ära teda seal. Aga mis see tangu, mis raha sa saad seal? Ma arvan, et mitte midagi erilist. Ma arvan, et see ongi see, et ma arvan, et kasutatakse ära natuke. Ma ei usu, et saad pannakse tanki või? Visatakse ette? No seal ikka mingid matšid... Aga samast, kui sind pannakse tanki, kas sa siis nagu, ma ei tea, äkki maksame talle ka siis natuke rohkem või see on Venemaa. Rublik. This is Russia. Et kahjuks on see Eesti boks selline, et tundub, et neil nagu vist puudub see idee või ma ei tea, mis neil on, aga... Kes on Eestis see nii-öelda... kui me küsime täna nagu näiteks Eesti Muay Thai Föderatsioonis, kes on kandev jõud, siis ütleme Kevin Renno ilmselt. MMA-s on kes? Ma ei teagi, pro-sportales ma arvan Eestis kujuneb välja MMA-s nagu uuesti. Ütleme siis võib-olla 2-3 nime, kes sinu arvates võib-olla on need juhtivad figuurid. Hiiemäe äkki või? Hiiemäe kindlasti, ta teeb väga head teemad Pärnus, head poisid. Siis kindlasti peab olema, 3D ei saa öelda, 3D on laiali läinud. Rammis äkki Vallo Hannus teeb päris tublisti, Tartus Ott Tõnissaar teeb tublisti ja Tallinnas mina siis Juri Gribovski on väga nagu head. Sealt tuleb nagu fighter praegu, meil on ju 2. Kes siis boksis on see vend, kes seda asja nagu Krinkin proovib olla, aga ei ole nagu tulnud. Ma ei viitsigi midagi öelda. Ritsikad. Pole midagi tulnud ja boksis ongi see probleem. Treenerid tegelikult, ma ei taha mitte kellegi alustada, treenerid on Nõukogude Liidu ajast. See ongi, meil ei ole nagu treenerid, kes oleks nagu noorek, kui võtame MMA, võtame kiki, tai, mis iganes. Täna on vaja ju sul ikkagi ongi täpselt see, et üks asi on see, et sa oled hea fighter, teine asi on see, milline sa paistad välja, siis ongi sotsiaalmeediad, kõik need muud asjad nagu inimesena. Kõik tahavad sinna olla kõvad vennad konorid, aga ma arvan, et see pigem nagu hea imidž on täna nagu toimivam, kui olla mingi kukk kuskil. Ja ma arvan, et järgmised pro-boksiks võivad midagi teha on Joosep Palm. Sest et ma tean, et tal on õiged inimesed ümber, kes nagu suunad ja ma näen, et nad käivad kogu kämpides välismaal. See on üks asi, mida mina tegin algusest peale. Noortest poistest see Karl Jaanup vist on ka päris asjalik. Ja ta eile tegi ka fighti, võitis, esimesed fighti tegi kohe. Et tema on tubli. Ma andsin tal trenne kunagi, kui ta ei meetrinena. No näed, ja nüüd on päris pikk koljad. Ma räägin, me tegime vist isegi mingi video kuhugi, et 10 aastat oli vahe või 7 aastat, et kus ta oli siuke ja siis nüüd ta on must mingi 2-meetrine. No just. Ja väga hästi arenenud, et vaatame. Korra põgusalt peatusime, aga räägime natukene peafightist ka. Ja, Taur Kuitor versus siis lätlane, kelle nimi Ma nägin good fightist. Peenas. Saadi sa selle perekonna? Soroshovas, muidugi. Nagu ütlesin alguses, et Vakolt tuli mingi tulemusega
noh, Taur on teada, et ta ei ole jalg kõige paremini vastu pidanud, aga Taur kaotas esimeses raundis, aga seega TKO-ga lõuast, et läks ma nägin seda 3 korda vist oli isegi 8 count. Taur tegi, kas ta tegi kavalust või tal vedas ühe korral nii, et tal kas teise knockdowniga tulid hambaotsad suust välja, aga need kukkusid ringis ka välja. Nii et kõik hakkasid flashlightiga otsima hambaotsad nagu ringi ümber. Taur sai mingi minut 30 et aga kaotas TKO-ga ja jah, lõuast löödi ära, et noh, eks 3 päeva enne diivanilt tulla, et ei usuta väga veel trenni on teinud, nii et ma arvan ka. Ta ütles küll, et ta on valmis, aga seda me ütleme kõik. Nii et pigem ma olen ka kogu aeg ülivalmis, aga noh, kunagi ei lähe kuhugi. Pigem raske fight talle, tore, et võttis sellest ikkagi päästis ürituse ära ja respekt, et enamus venad ei võtaks vastu ja selles mõttes tubli poiss. 11 aastat vanuse vahet ka, see on ka päris palju juba nagu üks naispoiss on nagu 19 ja ma arvan, hunnik testosterooni, teine on juba 30-aastane mees ja võib-olla natukene rahulikum ja kaalutletum. Lähme sujuvalt edasi välismaal toimuvast. Tahaks öelda, eile öösel oli meil One Fight Night, 17 kaart. Fight oli palju, ärme kõigest väga detailselt räägi, aga põgusalt võtame. No alustame sellest, et 8 fightist 7 KO-d. Jep. See peab mingi rekord olema. Ma üritasin välja guugeldada ka, et päris nagu jõhker ratio ikka. Aga mis mulle nagu selle kaardi puhul meeldis, mis on nagu mul Oneiga probleem on mõnda aega, on see, et need Friday fights, mis neil on. Tehakse mingid ainult taikad. Ja kui on võib-olla mingi Euroopa fight, siis on 1-2, ülejäänud kõik on taikad, sa ei tea, neid taikad on nii palju, ja need fightid on mega ägedad. Nokid, värgid, aga see kaart oli nagu nimesi Euroopast. Jaa, nagu kõik on just sa vaatad, okei, see on äge vend. Et nagu, ja see ainuke fight, mis läks otsuseni, oli mega paugutamine. Full fireworks. Crazy, väiksed kindadega. Ja olidki kõik olid Thai-boksi fightid ehk kõik olid väikeste kinnastega ja selle võrst oli ka nii palju nokke, et need väiksed kindadiga seal iga pauk läheb läbi ja see no mis lõuga tabab on tõenäoliselt 8 count kindlasti ja paljud ei taastu ära. Täpselt. No. Mitu bodyshoti oli ka kusjuures? No kohe esimene Ellis Barbosa versus Tong Poon. Barbosa tegi oma One'i debüüdi. Väga ilus. Läks ilusti apperiga üles, maks järgi. Ja võttis oma aja rahulikult, et tõesti väga ilus fight tema poolt ja debüüt korralik. Korralikult kuradi Elpsid olid ka, see oli ikka mees. No ikka täiesti, ma nägin, et kui sa vaatad kogu seda evendi fight'e, siis nagu sa saadki aru, nagu enne igat fight'i kommentaatorid ütlevad, nagu top kuradi striking in the world ja see nii ongi nagu. See kaart oli tõesti nagu top striker, tõesti top striker. Väga hea. Et samamoodi, noh, siin järjest võtlasi Dennis Buric versus kes tahab nime öelda? Nguyen, samamoodi on ju väga ilusti ajastatud kohtumist, löök vasak haak KO, üks löök, üks haak ja oligi läbi, et jõhkar, no see väike kindas, ma ütlen, see nagu, seal on see precision beats power, no, see on nagu nii täpne ja kui see tabab, ongi kõik nagu. Ja sellest järgmine mehiklane Tabares versus Casali. Kas Tabares on see, kes Nolaniga fightis või? Ma tean, et Tabares on see, kes ta tegi Rotangiga. Ta toodi teine kaal üldse, ma panen täitsa mähis. Ta toodi sisse, ta tegi kohe Rotangiga debüüdi. Ta toodi, sest sellepärast, et ta elab Ameerikas minu meelest ja ta peaks, ja siis kuna see Amazon Prime'i kaart oli, see oli vähe Rotangile Ameerikas vastat toodi tema One'i, muidugi Rotang pükstaga põrandad ja nüüd anti talle siis 17-aastane Casali. No, uskumatu, vend on 17 või? Ja siiamaani koolis. Täiesti rets. Jõhker. Saad aru, et see poiss nagu laseb neljapäeval bioloogiat ja mingi nagu sa saad aru, et see on tema igapäev ja lähed 30 sekundiga ta vist bodyshotiga kustutas ära või? Ja sa saad aru, kui nagu laia oksaga ta esmaspäeval Maita tundi kõnnib? Ei no selle põhjus täitsa ja pluss ta on võtnud varasemalt juba 50k boonuse ka minu meelest et selle põhjus oli üldse probleemi Maita äps, kuule, puhka rahulikult tehakse tuult, kui tuleb aga samamoodi võtame nagu jõhkar nagu fighterina üliäge lõpetas 30 sekki on ja ise oleks tahtnud rohkem näha. Tahaks näha, mida ta suudab teha, nagu, sest vastane Tabares oli kogenenum juba, tahaks näha, mis ta suudab teha, mis ta tase on, et selle mõttes nagu, aga noh, ma ütlen, üle tundi tõesti ei maksta, nii et tee kiire korralik, noh. Ja siis Walter Gonsalves versus Smith.
Jällegi, Smith S-roundi võit KO-ga. Sealt fightist oli hästi näha, kuidas Smith väga ronis sisse nagu ja Gonsalves oli täiega hädas sellega nagu. Ja kogu aeg surus, ta oli, Gonsalves oli nagu selge ees ja sealt see põlv nagu kogu aeg tuli sinna kombo lõppu ja ma räägin, ma kirjutasin endale märkme ka, et meenutas Ott Remmeri põlves, see tuleb samamoodi alati täiesti selle lähidistantsis ebamugavalt sulle siia kehasse ja seekord jäi täpselt käsi lahti ja maksast läinud. 1-2 maks. 1-2 maks. et jaa, Smithil ka esimene võit One'is. Tal oli ka eelmine fight, oli Rotangi vastu seal Grand Prix'l. Kaotas ja nüüd siis sai oma esimese võidu kätte, et see Walter Gonsalves ka samamoodi, vahepeal tegi MMA-d, nüüd on jälle Thai-boksi ringis, et pendeldab vist 2 spordi vahel, et tegelikult on päris ägeda stiiliga olnud. Siuke hea sisse-välja liikumine, aga seekord oli suht flat-footed minu meelest ja Smith, catchiski ta ära, läks ilusti sisse ja samas, pressure'iga on raske teha ka, et kui fighter väga-väga surub peale, siis on... Pani kohe selge ees liikuma, jah. Just. Edasi. Menšikov versus Shafi. Menšikov on nüüd 2 võidu... See on ka heavyweight või? Ei, see on 77 kilo. 77, nad tundusid nii suured, ma ei saa aru lihtsalt. Menšikov on korralik jurakas. Ei, Menšikov on jurakas ka ja Shafi on ka. Mõlemad, noh. Äkki nüüd on läinud kaalust üles, ma ei ole kindel, mis seal... Kohe ütlen kaalu, võtta, anna mulle see. Aga Menšikov tuli One'i, tegelikult oli klooris pikalt, oli rank 1, aga kuna tuli Venemaa ja Ukraina vahel sõda, siis ta saadi lasti lahti. Ja siis ta oli pikalt free agent ja sainis One'iga. Esimene fight kohe valitsevad tšempioni Regiani Erseli vastu, kes on olnud unstoppable One'is. Sai mingi 3 sekiga klikki, fight läbi ja nüüd on siis nagu 2 fighti Winstrike'i peale on 2 fight vastast ise ära löönud, nii et Shafi ka huvitav poiss Kõigil teistel oli ka juures nendel jälle. Ütle mulle kumma kaalust, me rääksime Menšikov ja Shafi. Äkki oli catchweight siis. Igatahes Shafi ka, alles tulnud One'i. Nüüd on kiired fightid teinud. Suurte meeste kohta ikka väga tehniline, kiire fight, siuke plahvatuslik. Siin on kirjas 77 kilo. No näed, siis on ikkagi, on. Mis see standing nagu kuradi tavakaal on neil siis? Ma arvan, ringis Menšikov oli kindlasti 86, 85, kindlasti. Ma räägin nii suured poisid. Enda pealt võin öelda, et 77 olin Deliigil, märtsis olin 77 ja järgmine päev olin 84 ja seekord olin 78 oli ja ma olin mingi ligi 85,5 vist ja ringis juba. Nii et Menšikov on ikka ka suur poiss, nii et ta kindlasti on 85, 86, 100%. Shafi käis kohe suht alguses korra Perseli löödi 8-counti ära, aga tuli üli hästi tagasi ja lõi ise korra 8-counti. Ja just lõi, jah. Ja siis ta läks nagu tuuri sellest ja läks liiga nagu openi. Siis ju flexis ja siis pam. Et ta, see on standard teema täpselt, et või see hõiska ruttu ära, muidu sa ei saagi hõisata, vaata. Liiga openi läks nagu ise teda uuesti suruma ära lööma ja siis tuli üks overhand ja oligi pidu läbi. Ja täiesti, et aga Menšikov on väga huvitav, ma arvan, et ta teenib selle uue tiitlimatši Erseli vastu välja varsti, et tegelikult on väga hea. 1-2 fighti veel, üks võib-olla isegi kindlasti 2 võib-olla maksimum. Sest Ersel on tühistanud kaalu täiesti tühjaks teinud ja seal ei ole kedagi võtta, nii et nagu ta peab tegema matši ja võitma. One on siuke koht ka, kus ma tahaks natukene näha mingit nagu lihtsalt turundus poole pealt vaadates, kui panna üks ukrainlane ja venelane praegu nagu vahetult enne jõule oma vahel, siis ma arvan, et see pinž Ukraina rindel kõikidel poistel on ekraan, et seal võib nagu vaadates neid stories'id ja asju, siis seal võib nagu väga head promo saada teha, seda õli nagu keerata. Muidugi saab, alati saab promo teha. Lähme edasi. Saembech versus Rabah. Rabah muideks tuli 9 päeva enne. Minust oli Felipe Lobo oli enne Saempechi vastu. Lobo on ka seal rank 1-2, Saempech oli vist rank 3, kui ma ei eksi. Et Rabah tuli ei kuskilt sisse, pole ühtegi One'i fighti teinud ja lõi top 5 venna pikali, lõi ära. Kiire töö, 9 päeva enne, nii et see on mäekõrgune challenge oli tal, aga mees suutis üle ronida selle ära teha. Ma pole tast, nagu ma teadsin, et ta oli varem oli Dubais, treenis siukse treeneri nagu Jason Woodham, kellega Mirko Moisar kunagi fightis. Ja minu eest Mirko oli ta nokki.
ei tea, Eestis või? Ei, välismaal. Siin võib öelda, et ka Mirkal on natukene selles võidus käsi sees nagu omamoodi kaugelt. Treenis temal ja nüüd see Rabah siis koliski samamoodi Taisse elama ja tegi One'i debüüdi ja Scienpatchi vastu ja 9 päeva pealt. Sa nägid seda, kui ta nurka kukkus, läks põlvega veel maas järgi. Ma arvan tegelikult, et sellepärast ta püsti ei tõusnudki. Tegelikult need paugud, mis ta sai enne kukkumist, ei olnud nii tugevad. Seal oli nagu pool käsi ees, siuke kuidagi veits kuklasse, aga just see, et ta aimu kukkusin sinna põlvega otsa. See on huvitav asi, sest tegelikult Tai staadiumitel nagu tehakse päris palju siukt asja, et kukub ja lüüakse veel järgi nagu mingi löök. Aga Vannis oli see nagu, see nagu nägi nagu nii ineta väljast, ta täitsa maast, ta tõmbab põlvega näkku. Ta toetas nagu nurka niimoodi, et nagu open ja siis sinna astus nagu sisse. Et huvitavad võitjad üle kohut ei mõisteta, vaata. No tundub, et sotsmeedias sai ta kõvasti heiti. Ma vaatasin ta seda postituse all kommentaare, ainult heit. Oli seal nagu see, siis ma ise mõtlesin, et üle tegelikult nagu veitsi liigal nii. Veitsi liigal, veitsi inetu, aga mees tegi töö ära, võit läks kirja, keda reaalselt huvitab, on ju. Pärast lõpukokkust me loeme statistikat, et kes ei näinud, siis see ei teagi, vaata. Jah, täpselt. Ja 2 nädala pärast ei mäleta keegi, mis põlv seal oli. Järgmisena siis Fight of the Night, Joon Attavud ja Luke Lessi, et kellel on aega või mahti, vaadake see fight järgi, see oli tõesti full fireworks algusest lõpuni, et mõlemad mehed ikka siuksed elbod, kikid, põlved, no täiesti väga firework. Mis oli minu eest nagu Luke the Jeff Lessi puhul väga huvitav oli see, et tal on 6-0 rekord oli ainult, nüüd on siis 6-1 ja ma tean ta, ma jälgin ta juba päris ammu sotsmeediast, ta paneb väga head contenti, ta on siukse väga huvitava stiiliga, hästi palju petteid, siuke, mis mulle endale ka meeldib. Ja kuidas ta sai One'i oli nii, et oktoobrikuus Chatri ehk siis One'i boss kirjutas talle, et kuule, me tahame sainida sind One'i. Ja siis vendus, okei, davai, enne oli FedExis kulleri mees, lõpetas töö, ütles, et davai, me hakkame One'is fightima ja... Aga mis nägin seda, see on päris hea story. Aga mis on nagu huvitav on see, et näiteks mis mõju siin sotsmeedial on. Ta sai suht kindlalt sotsmeedia pealt, sest et ta rekord 6-0, ta ei ole fightinud suurtel üritustel, ta pole fightinud suurte nimedega väga, või noh, selles on ikka fightinud suurte nimedega, aga nagu mitte, et me teaksime. Worldstaridega. Jah, just. Ehk siis nagu väga suur tõenäosus, et ta sai nagu sotsmeedialt, et see näitab ära ka, mis mõju on seal sotsmeedial. Ta oli väga läks nii viraliks, palju jälgijaid ja pluss ta on ameeriklane. One'il on vaja Ameerika fighterit, sest et nad tahavad trügida vaikselt sinna kodakondsuse peale mõtlema. Tundub nii. Vaikel teeb siin paar MMA fighti veel ja siis vaikselt läheb sinna. Jah, ta on kuskil Miami Beachil seal. Mingi Omniva kuller praegu kuuleb mingi me peagi rohkem pakke viima. Kusjuures siin ei ole palju vaja Michael või Michael, vaata. Paar täht ära vahetada. Easy, nii et. Aga Luke Lessi, jah, sai võimaluse ja tegelikult kaotas, aga see on mega fight. Absoluutselt. See oli tõesti, ma arvan, tegelikult enamused fightid, mis siin olid, oleks tulnud väga fire fightid, aga lihtsalt ongi see, et sul on MMA kindlad, sul on see üks puhas löök ja ongi fight läbi. Et siin on mitu fighti, on 30 sekki S-round, teise raundi alguses, et aga see oli ainuke fight, kus nii-öelda korraliku kuradi anti minna, aga otses siukest megapuhast tabamust kirja ei saadud. Aga mulle meeldis Luke Lessi, ta oli nagu, ta näha, ta oli just nii läbi, aga ta andis nagu, ta võttis võtta veel see kehakeel oli selline, et tal tuikus juba, ja siis ta veel tuli ja 3. raundist tabas veel nagu nii ilus ta parema sirgetega, et peaaegu Joe oli täis juba nagu see mullitas vastu, ma räägin, et see oli fire. Et tõesti, mega fight, mega debüüt, et ma arvan, teda näeme, ma arvan, varsti uuesti One'is, kuna ta mõtlen, ta tegi lepingu ja ta on ameeriklane, neil on vaja sellist fighterit, nii et kindlasti teeb, ma arvan, varsti uuesti, et kõva fighter ja tahaks näha ta järgmine juba rohkem, kus saab oma stiili neid petteid ja värkid, eile ta nagu One'il ta tahtis lihtsalt nagu pauda, sest fighter selline, aga tahaks näha rohkem tema seda nagu Luke the Jeff, tahaks näha, mida Jeff oskab reaalselt ja tahaks näha veel rohkem temast. Henri, võtad äkki viimase main eventi kokku? Main event, ma arvan, et me vist midagi rääkisime, see Kriklia versus Roberts, Robertsi kohta ma oskan seda öelda, et ta just tegi VBC tiitli peale fighti Christian Knowlesi vennaga Austraalias, London Knowlesiga ja võitis selle. See oli nüüd nagu just hiljuti. Ütleme jah, ta oli vist suht samas augus nagu The League, mingi nädal enne seda vist. Ja ma arvan, et tänu sellel ta sai ka One'is shoti, et ta nii-öelda võitis siis VBC tiitli. Ja võitis otsusega või? Jah. Otsusega, jah. Ja siis, aga jah, selles vendis siis Kriklia ikka
pani korraliku paugu jälle kirja, et ma räägin, seal oli ka 2 korda vist take count, esimene oli pigem siuke nagu natuke leebem, taastus sellest ära, aga teine oli puhtalt lõuga ja minu meelest esimese raundi lõpus Krikla sai minu meelest klikki korra. Minu meelest ta korraks nurka, ta oli natuke nagu vobul. Et Krikla puhul üks asi on see, et ta on nii nagu, ta on sama nagu Džingis Alazov, samas tiimis, sama treener. Nad on esimesed raundid nii plahvatuslikud, et isegi nagu Džingis on nagu rohkem kontrollitud, parem tasakaal, aga Krikla nagu ta kukub tihti nagu läbi, ta läheb nagu liiga elevile ja vahepeal siuke tunne, et ta tegi eelmine tegi selle äkki selle Iisraeli võitleja vastu, ei olnud Iisrael, sorry, ei vaata, mis ta oli, Iraani võitleja vist, tema vastu tegi samamoodi sai klikki esimeses raundis, sest ta läheb liiga elevile tihti, kukub läbi veits ja nagu tasakaalust välja, et seekord samamoodi nagu esimese raundi nagu elas üle ja siis teises raundis juba kui ta tabab, ta on mingi 1.20 või 20 pikka, onju, et kui ta tabab, siis ta lööb nokki, onju, ja oligi eile ka üks parem sirga, lihtsalt nagu otse näkku ja kõik, et tal pauk on mega, aga vahel liiga wild. Sa rääkisid, et sa oled sporrinud taga või? jaa. Kus kohas? Ma käisin 2019 aastal, kui ma tegin number 1 oli Kibuse vastu, ma käisin Gridin Gymis 10 päeva Valgevenes. Tegin Džingis Alazoviga, tegin Krikliaga, ja aga siis Kriklia oli nagu, ta oli hea fighter, aga ma ei teadnud, kes ta on täpselt, ma ei tundnud teda ära. Ja see on nii, et me läksime kõik koos tiimiga sauna. Kõik Džingis, Kriklia, kõik Shora Kopjan, kes on eestlased tuttav, läksime kõik koos sauna ja siis Kriklia võttis mu peale. Aga ta ei olnud siis vannis, ta oli väga kõva fighter siis. Siis räägib juttu, Jüli suur sõba, ma ütlen, jaa, küsin, kas sa fight'id ka, ta on mingi, jaa, et ma olen Roman Kriklia. Ja siis ma olin mingi, et sa oled Roman Kriklia. Ja siis ma ütlesin, mis asja, siis rääkisime tal. Selle ajal ta oli kõikide nende Vilnistega kõigiga fight'id, Räme Star, Kun Lunnil pand fight'e. Läksin koju, võtsin rahti juurde, pääsin mine. Järgmine päev oli hommikul spar, vaadata, kus mul luugid täiesti kinni. Kas ma fight'in? Tead, kes ma olen. See oli ikka niimoodi, et nagu ükskõik kuhu ma läksin, mul oli jab näos. Läksin õhtu trenni, olid mõlemad silmaalused sinised, siis Gridin nagu treener vaatas otsa näitas mulle, et vaata, oli mingi davai, vaata, aga jaa, Now you know my name. aga megakämpal, tegelikult tahaks täie tagasi minna, sest ma sain, Džingis Alazov, kõik olid üli nagu Džingis sellel ajal, ta just hakkas One'i lepingut tegema ja ta oli nagu ülihea inimene, aitas räigelt mind Krikla samamoodi nagu räigelt nagu võtsid kohe omaks. Haige stiil, mulle väga meeldib. Nii plahvatuslik ja samas nagu IQ fighter ka, et see ei ole see, et kõik, mis ta teeb, on väga kaalutletud ja nagu tark, aga just see nagu sharpness, kuradi teravus, power on seal ma arvan, nagu nii paigas. Nii Džingis kui Kriklia võiks olla fighter, kes võiks vaadata MMA-sse minna, siis Gridini stiil on hästi liikuv ja hästi lahtne, hästi lõdva ja kui ma tegin seal trenni ka, nagu hoopis teine vist kuskil mujal Euroopas nagu, see polegi Euroopas, aga et näiteks Holland on muidugi kombo teada, aga saadi kas või Eestis on ju, et see, mis Gridin tegi, mis trenni, me tegime ühe trenni, võtsime mingi rätiku kätte ja pidime rätikuga lööma kotti, nagu umbes nagu porgandit lööb. Whippi, jah, et saada seal lõtvust, nagu see pärast mõtled, davai, siis pidime hoidma umbes pinksi laua peal jalga üleval, et treenida mingid puusalihased, siuksed asjad nagu väga huvitav. New angle täiesti. Üks trenn on lihtsalt, ma ei tea, 200 midagi kikki ja kõik, nagu täitsa teine lähenemine, nagu, aga see oli nagu, ma tulin tagasi ja ma Kibus vastu tegin väga fighti ja see oli, ma käisin veel MM-il ka, tulin pronksiga tagasi, et nagu, ma ütlen, see kämp oli nagu mega, et sinna tahaks kindlasti tagasi minna ja oli nagu ongi, Krikliga trenni teha oli ikka metsik. Kõva, one kokku võetud. Me räägin 8 fightist 7 KO-d ja üks, mis siis lõppes decisioniga, oli Fight of the Night. Vaadake järgi, näete väga head Muay Thaid. Järgmisena meil siis boksist Heini fightis eile Regisega. Võitis, decision, seal oli väga ülekaalukat isegi, 120-107 vist kohtunike otsusega. Jõhkar, Devin Haney, paljud ütlevad iga fighter, mina ütlen nagu masterclass, tema fight IQ on lihtsalt nii kõrge. Sa näed, kuidas mees teeb põhimõtteliselt fighti jabiga ära, nagu ebareaalne level, kuidas ta suudab oma distantsi hoida täpselt sellise distantsi, et teeb sammu välja, sa ei saa ta pihta, teeb sammu lähedal, lööb su kõik löögid pihta, et lõi Regise korra lõi knockdowni, korra lõi, teist korda lõi ka peaaegu, aga ülejooks. Regis on põhimõtteliselt mitte midagi aru, mis Devin tegi, et Devin ikka korragi jurakas ka, see oli nüüd ju 140 poundi. Muidu vist 135. 135, ma kujutan ette, palju see poist langetab ka kaalu, et ta oli ka seekord oli Regise kõrval nagu ikka, raam oli nii palju suurem. Ja mõtled veel 135 poundi, mis ta enne oli, kus ta oli siis undisputed champion, nüüd ta on ju 140 poundist champion, nii et ta on 2
divisioni champion nüüd, et UFC-s on see, et sa ei tohi seda kuradi kanüüli panna. IV-d, jah. IV-d, ei tohi. aga mis see tavaboksis? Kuidas, kas seal on üldse nagu ka see kuidagi reglementeeritud? Ma arvan, et ta millepärast võib panna seal. Kui keegi on, kes meid kuulab praegu ja teab, siis meie meiliaadress tuleb YouTube'i sinna alla, kirjuta meile, mida sina asjast arvad. Või kirjuta YouTube'i video. Kirjuta meile ja YouTube'i seal kommentaari. Et ma millepärast arvan, et võib teha boksis, sest et sellest ei ole niimoodi räägitud ja ma pigem arvan, et võib. Mäletan, kui Makatševil oli Volkanovski vastu kaalumisel siin, pärast pressikonverentsil peale fighti tähendab, kui oli decision, vaata, tõmmati käed üles, tal oli see kuradi kui sa paned seda kanüüli, et see oli veits mööda pandud, see veresoon oli katki läinud ja siis oli siin plekk ja siis kõik kuradi kommentaariumis karjasid, et IV. Vahepeal kinnitan teie väiteid ka, oli 120, 107 ja muidu on 140 poundi, jah. Ja 40 poundi, jah. Kilodes 63. Ei, 120, 107 oli skoor 120, 107 oli jah, kohtunike skoor ja me räägime kilodes 140 poundi 63,5 kilo ja 135 on siis 60 kilo, nii et Devin Haney 60 kilo on absurdne. Piist täiesti. Ei, ta on ikka väga, ma ütlen nüüd, mis ongi teemad, et Ryan Garcia otsus välja muidugi. Ütles ta teeb võitega. Jah, no pluss on seal Loma, see rematch on siiamaani õhus, on ju. Ma kardan, et see Loma oma on kõige suurem probleem, see kaal. Boksis on jälle see business, et ma ei tea, kes vaatasid seda Heini ja Loma fighti, siis ikkagi väga raske tegelikult. Võeti, kõik ütlevad Roberi, et Lomachenko on nii-öelda oma sportlaskarjääri lõpus, Heini on pigem tõusev staar ja kuna boks on business, siis me ei taha, et see vend, kes hakkab lõpetama, võidaks. Et tegelikult oli obviously võrdne fight, aga Lomachenko väga paljud arvates ikkagi võitis selle fight. Pigem ise ütles ka, et võitis, et pigem ütleks võitis, aga tihti seal sõltub väga palju, mida kohtunikud hindavad, vaata, et välimust. Jah, välimust, et ei tea. Heinil oli lahedamad kuradi sõrmused kaalumisel. No need boksi riietus on alati metsik, kes Wilder tuleb sisse, väsib enne ära, kui ringi jõuab, nii et see on igast pulli on. Aga ei, ma ütlen tõesti, Regis versus Heini tõesti mega fight, kui kellegi võimalik vaadake ära, et tõeline masterclass, kuidas distantsi hoida ja kuidas nagu pidada plaanis kinni tihti, kui sa oled nagu väga hea, 12 raundi fight, sa võid olla 8 raundi väga hea. Sa mõtled, davai, kuule, päris hästi on, ma saan veet lõdaks, aga ta pidas kõik 12 raundi, ei läinud kordagi nagu laamendama lähedale, 12 raundi tõesti ainult oma distantsi ja Heini, miks mulle meeldib väga, see, et ta isa on ta treener. Aga mulle meeldib see, et ei ole see, et ta isa on treener, et isa umbes ütleb kõik, ei nad toovad sisse nagu muid treenerid ka, nagu minu arust seekord aitas ta Freddie Roach, varem on Ben Davis on tal nurgas, et toovad nagu erinevaid treenerid tiimi, et saada nagu uusi nurki ja uut informatsiooni juurde, et see päris huvitav lähenemine. Kui küsingi siis, et kellega sa tahaksid, et ta fightiks järgmisena? Et Garcia ka ju võitis vahepeal. Ma ütlen Garcia, ma arvan, et oleks huvitav. Ma tahaks näha Gervonta. Gervonta Davis, ma tahaks näha Teofimo Lopez. Teofimo on nagu muidugi Loma rematch, aga ma ütlen, Lomaga ma arvan see, mis sa ütlesid ka, et ta on juba hakkab lõpetama. Oota, kas Loma teeb selle Kambosega või? Jaa. Kambososega, jah. Kambososega, see tuleb jaanuaris Austraalias siis või? Vist, jah, kuigi see pole vist lukku pandud, aga see peaks olema... Vaata korra. See peaks olema Teofimo tiitlite peal äkki või, kui ma ei eksi, või ei ole ka või? Kambosos. Poisid, kuna me vaikselt tiksume 1,5 tundi täis juba, siis teeme korra pausi ja siis võtame asja kokku, sest tuleb veits pikale. Võtame midagi järgmiseks korraks ka. Devin Haney, next fight. Ei, pane... George Kambosos next fight. Ma teen korraga kuut asja, siis... Kambosos next fight. George the Jungle. Mis see film oli? Mingi Džungli George. George. Ütle uuesti mulle, sorry. George Kambosos. Next fight. Kambosos. Next fight. Kui keegi vaatab kodus, mõtleb, mida me teeme, siis seal on üks ekraan, mille pealt me vaatame asju. Ei no, see peaks olema Lomaga, ma ei usunud, see lukku veel saanud on. Jah, see räägiti Hughie'ga, aga minu kas see oli... Nii, tagasi. Täna ööstel oli siis veel UFC ka, Fight Night.
ausalt ütlen, mina ei ole jõudnud seda vaadata, ei oska väga kaasa rääkida. Nägin mingit seda, kuidas see Smith seal mullitas normaalselt, aga rohkem ma ei ole midagi näinud. jaa, no tegelikult oli pigem lahja UFC ja sest kõik fookus on järgmisel nädalal, millest me kohe räägime ka, aga täna just seal 2 fighti, mida mina vaatasin, mis mulle muidugi väga meeldis, on Khalil Roundtree versus Anthony Smith, et Roundtree võitis 3. raundis TKO-ga väga inetu, kas oli, mis seal oli, haaksirge või appersirge. No see oligi see sama klipp, kus Wigu. Ja Smith kukkus maha, siis Roundtree tegi veel nagu hakkaks haamrit lööma, siis kohtunik tuli vahele. No. Et Roundtree jõhkar areng peale seda, kui ta oli Tais, nagu ta treenis seal Bangkokis Pechinde Academy's, kus olid vahepeal kõik One'i champion, olid kõik seal, treenis seal pikka aega, et tegi siukse korraliku nagu arengu stand-upis, et siuke brutaalne, kutsus välja ka Alex Pereira, aga no selle natuke aega, ta murdis praegu siin ikkagi top 10-sse ennast, Smith oli vist rank 8 ja Roundtree oli rank 11, kui ma ei eksi, et Smith on ka, ma arvan, juba vaikselt siin lõpufaasis juba tegelikult ei ole. Smith on siuke huvitav, vaata see, tal on see John Jonesi mitte efekt, aga siuke nagu pärast John Jonesi on ta on nagu 0, et sama nagu Dominic Reyes ja Anthony Smith mõlemad tegid Jonesiga väga head fightid ja peale seda nad räägivad, et Dominic Reyes räägib, ta pidi võitma Jonesi, aga ta ei võitnud, pääsad on täiesti alla käinud ja Smith ka nagu, et Smith ka peale seda Jonesi fighti on suht kehva olnud, pole minekut olnud, siis tal vahepeal oli, kui näiteks kuulis siukest case'ist, tal tuli röövel majja, et pidi hakkama öösel fightima röövliga. Nice. Ja see oli 2 nädalat enne, kui ta pidi tegema Glover Teixeiraga ja siis Glover lõi tal hambad suust välja, mingi jõhkar fight oli jälle nagu. Ehk siis suht raske mehel olnud see karjäär praegu viimastel aastatel ja täna oli siuke, jällegi väga karm õhtu Khalil Roundtree vastu ja Tudule on ju, ja peamatšis oli Song Yadong versus Gutierrez, et seal nagu arvata oli ka, siis Song Yadong võttis oma ikkagi väga korralik 5 raundi, maadles, straikis, kõik tegi üle ära Gutierrezest, et Song Yadongilt väga kõva esitus, Song Yadong oli rank 7 ja Gutierrez oli rank 15, kui ma jällegi ei eksi, siis tundus nagu anti talle fight, et ta saaks oma fighti ära teha, sest ta oli pikalt väljas olnud võib-olla, et mees kutsus pärast fighti välja Piotr Janni, mis oleks väga kõva fight, sest Jan on ka kui nüüd 3 järjest kaotanud, nii et oleks huvitav fight, mida teha, aga eks me näe, et need 2 fighti olid siuksed, mis nagu mulle kõige rohkem meeldisid ja rohkem selle kaardius ei piirdus ka, et suht lahja kaart ja liigume edasi tulevaste üristuste peale. Jah, lämmegi vaikselt oleme jõudnud saate lõppu, kus me siis võtame ette ruttavalt, mis toimub lähinädalatel. Kõigepealt siis Eestis on tulemas Eesti meistrivõistlused Tai-boksis 16-17 detsember. Föderatsiooni poolt on siis välja pandud ka 4 populaarsemale kaalule auhinnaraha 300 €, mis on siis minu arust 2. või 3. aastat tehakse seda, mis kindlasti peaks siis andma lisamotti. Aga külapalt on natuke jutte, et päris vähe on registreeritud sportlasi. 31 on praegu ja kindlalt, kelle fighterid veel ei ole, ma ei hakka kõiki neid ette lugema, kes gymmidest ei ole tulnud. Kellel vähegi võimalik, regage, tulge. Osalege Estikatel, see on ju ikkagi 300 € jõuluraha natukene back-up'iga tõotan alati. Ei, nagu sellest oleme tegelikult realistlikud, siis tegelikult ju nagu tulla Eesti meistriks on ikkagi, seal pole mingi väärtus. Et see väärtus on nagu mingi määral muutud nüüd aastatega, aga tegelikult kui mina alustasin kunagi kickboxing, siis olid Eesti meistrivõistlused sellised, et ma mõtlesin, et ma küll ei julge minna veel, nagu liiga tugev level minu jaoks nagu. Aga nüüd see on pigem siuke, et nagu väga keegi ei taha minna. Et prood umbes, et ei käi seal, aga tegelikult jah, me siin millalgi arutasime ka seda, et Estikad, et tekiks jälle Eesti meistri nii-öelda tiitlile väärtus, siis tegelikult oleks äge, kui ikkagist igas kaalus ongi sul seal 5-6 parimat venda kohal ja käibki korralik tournament. Tegelikult peaks olema nii, et MM-i, EM-i koondist list selitatakse välja Estikatega. Siis sul on põhjust minna sinna. Mitte, et läheb see EM-il, MM-il, kelle raha on sõita sinna. Tegelikult peaks olema, et Estikate võitja saab minna. Ma tean, et mujal riikides nii, et kes võidab Estikad, kes võidab siis riigi meistrivõistlused, saab MM-ile, siis teiseks saab Euroopakatele minna. Ma tean, siukest üliaus ju. Väga aus, aga nagu, et ma räägin, tegelikult... Aga me jõuame rahani ilmselt jälle. Jah, muidugi. Et kes, mina olen käinud ka ühe korra maailmameistrivõistlustel Dubais, see oli puhtalt enda ja toetajate rahadega ja nagu millalgi siis arutasime ka, et miks me ei saa siis näiteks
kuskilt spordi olümpiakomiteedelt asjadelt raha, sellepärast ei saagi raha, et Tai-boks ei ole olümpiaala. Hästi Urmas Sõõrum ja siis pingib vaata, mis algoritmis ära kiirelt. ei, teeb tööd. Ja tõmbab feedi ära tal kuidagi. Urmas Sõõrum, aita meid. Me teeme ju medaleid. Astrid tõi kulla siin. Astrid oli ka aasta sportlase valimisel nüüd. Ta sai päris palju hääli. See on lukus või ei ole või? Ma arust lüüakse jõulude ajal see lukku, aga minu arust Roman Mitjajev oli ka minu meelest. Mingi klotsi peaks saama linna poolt ka siis. Ei, seal saab kindlasti, kui sa võidad, saad päris normaalse klotsi. Minu saab treener ka klotsi sealt. Aga seal võiks olla ka aastane toetus sulle. Võiks. Kas sa arvad, et see on aastane niimoodi, et nad annavad ühe korra sulle klotsi kätte ja siis sa seibitad? No näiteks kergejõustiklased, kes võtavad suurvõistlustel medaleid, saavad selle niimoodi, et ta treener ja tema saab põhimõtteliselt kuupalga mingi teatud summa ja see kestab sul põhimõtteliselt. See ongi selle jaoks, et sa saaksid treenida edasi, hoida seda vormi, luua paremaid tingimusi, lisaks siis seal on veel juures sponsorid. Just. 30. november võeti välja ja kas me teame? Jumal tänatud Kurling on kõik esindanud. Hästi, seda oligi vaja. See on meie teema. See 3. mopilükkaja peab kindlalt saama mingit plekki. Aga ei, tegelikult selles mõttes jah, et kahju, et praegu kindlasti natukene tegelikult on olnud, tegelikult just oli Muay Thai liiga ja nüüd kohe Eestiga on natukene võib-olla liiga kiire. Kusjuures nad on iga aasta teinud seda detsembrist, võib-olla võiks seda kuupäeva natuke hakata nihutama, sest et kui mina ka osalesin nüüd siis üle-eelmine aasta, siis mu kaalus oli ainult üks mees, sinu sportlane, Karl. See oli kickboks. No aga vahet ei ole, eestikad ikka. Ma olen eestikatel kickboksis või taiboksis. See on üks vastane. See aasta sportlane kuulutatakse välja 13. detsember ehk siis 3 päeva pärast. Ei, täiesti nõustun, et eestikad peaks olema koht, kus on parimad kohal ja Eesti meistrivõistlused ikka parim võidab ja see peaks panema mingi selle, et see on ideaalne ju motivatsioon, et paned eestikad kinni, saadki maailmameistrivõistlustele nimi nii, et sa ei pea maksma ise ühtegi eurina. Ja täiesti nõus. Kui kuskilt leiutada see raha, me praegu ilmselt seda välja ei mõtle. Kõik, kes kuulavad ja kelle fighterid on, minge regaga eestikatele ja teeme normaalse jõuluürituse asjast. Te lähete kommenteerima seda ja siis Delfi Sport kannab seda üle. Ja seda kannab Delfi Sport ja seda saab YouTube'ist vaadata tasuta, Eesti Muay Thai YouTube'is, pange subscribe ja nii edasi, need kõik lahedad sõnad. Ja Michael teeb oma kommentaatoride püüdi. Let's go! Lebo! Aga lämme edasi, vaatame tulevikku. Viimane asi siis, mida me täna siis puudutame, ongi UFC 296. Sellist kaarti siia aasta lõppu jõulunädala vahetusele oleme reaalselt ju tahtnud. Aasta viimane ka. Korrekt bänger. Väga palju legende teevad siin tagasitulekuid ja Tony Ferguson, Paddy Pimblett. Alustame kohe siis Ian Carrey või Vincente Luque, et Ian Carrey on mees, kes on vist päris palju sotsmeedias igal pool. Algoritm töötab tema jaoks, kahjuks võib öelda. Et igal pool ta pildis on, kas just kõige paremate asjade poolest, et räägitakse väga palju, et miks ta visati džimmidest välja, miks ta pidi lahkuma džimmidest, et tundub, eks ta Iiri poiss ole, Conor McGregor jälgidest tuleb, et suht suur ego, suht suur suu, et pidavat olema väga ebameeldiv treeningpartner. 12-0 ka, et siis võibki oksa laiali ajada võib-olla. Et pidi olema väga ebameeldiv, mis Leon Edwards rääkis, peamatši mees rääkis, et on väga ebameeldiv trennikaaslane, aitab vaid ennast, mitte kedagi teist. Kokivend. Aga tiimis see nii ei käi ja muidugi kõik, mis ta selle 40-aastase naise ümber käib, et see kogu see vägi teema ja nii edasi, et kes muidugi tahab, saab seda otsida infot, sotsmeedias seda igal pool. Pane nimi sisse ja sealt tuleb vahvat infot mehe kohta. Aga väga kõva fight Vincente Luque versus Ian Carrey, et mehed treenisid koos Kilcliffi tiimis ka Henry Hufti all ja nüüd siis fightivad omavahel. Et väga-väga kõva fight see kindlasti. Ise arvan, et noor mees Ian Carrey võtab ikkagi ära selle. Usun, et lihtsalt, et ta on nii kõva haibi peal ja see püstivõitlus on tal väga terav, samamoodi oskus kaitsta ära neid takedown'e asju, et Luque on ka pigem püstivõitleja,
aga ma arvan, Carry võtab oma ja teeb ära seal. Kuna ei ole niisugust asja nagu liiga palju promo, siis me kõik, kes kuulavad, me tõmbame käima ka Fantasy, mis on siis 1-2 maks Fantasy liiga, kus kõik saavad, me välisime UFC, et kõik saavad ise kaasa rääkida, ärge meid kuulake, mõelge oma peaga, pange panuseid, seal me paneme selle lingi eraldi alla ka, saad panna sealt siis kuidas see nüüd oli? Igast fightist saad valida võitja, võidumeetodi ja mitmendas raundis. Mida täpsemalt paned, seda rohkem punkte saad, kui lähed nii-öelda siis kindlat teed, saad vähem punkte, kui paned hästi täpselt ära, boom, see vend võidab, 3. raundis KO, saad rohkem punkte. Ja uue aasta esimeses pooles ka teeme mingi vahekokkuvõtte ja jagame merchi ja stuffi ka, siis meie podcasti manti. Et osalege kindlasti, paneme descriptionisse selle lingi, et UFC Fantasy siis, ise ka kusjuures esimest korda proovin ja selle NV-ga tegime väikse testika, mul läks isegi päris hästi. No let's go. No nii, et Henry on suur saate mind biitida. Lähme võtame järgmise, Tony Ferguson, Paddy Pimblett. Paddy the Paddy. Paddy the Paddy, no toonud, normaalselt toonud siit vahepeal söönud. See on uskumatu, kui me räägime kaalu kattimisest nagu visuaalses pildis, siis see mees, ma ei tea, kui palju ta võtab, et ta on ikkagi konkreetne paks vahepeal. Ma just nägin seda, jõhkana, ma just nägin seda, et üks nutritionist, kes on UFC fighter, Volkanovski, Adesanya, kõikide nutritionist rääkis väga pikalt Paddyst, kui ta tegi Cage Warriorsi featherweight'i tiitli peale, praegu on lightweight'is on ju, siis see mees kattis vist, kui ma ei eksi, äkki 16 kilo või. Ja see oli nii hull on, tal olid andurid küljes terve weight cut ja see oli nii hull, et arvati, et ta võib minna kooma. Nagu, et ta oli nii low, kõik oli nii pekkis, et arvati, et ta läheb kooma. Et see mees, aga nüüd... Seal võib mingi noor liver failure mingi hetk. Oi, kindlasti. Mis see eesti keeles maksa... Maksud üles. Ma ei tea, miski. Maks ütleb üles. Maksa ütleb, jah. Paneb peakat. Et igal juhul, Tony Ferguson, Paddy Pimblett, Paddyle, ma arvan, ainult pole väga win-win fight, pigem on rohkem kaotada kui võita. Et Tony on ikkagi ühe jalaga uksest väljas. Pigem on juba, jah. Mis ta palju kaotus, tal on 7 kaotus järjest, palju kaotus, ei ole 7 ei ole. Palju kaotus järjest on? Ma ei mäleta. Ja Tony Ferguson, palju kaotus järjest on. Et ja Paddyl ka, comeback fight peale seda, kui ta tegi Jared Gordoniga see oli suht close fight suht raske fight. Ta on nii open, ma ei saa sest aru, sa nagu oled nii pro levelil, aga sa lihtsalt teed siukseid nagu rumalaid või nagu selles mõttes full, lõug üleval ja käed all. Täpselt. Me näeme sellist asja Muay Thai liigal, et ma ei saagi aru sellest, et kuidas coachid nagu lasevad või ei tegele selle probleemiga, sest see ei ole tal, et ainult üks fight, see ongi ta stiil või, et mu stiil ongi lõug üleval ja käed all või nagu, et minna sisse nagu üli-openly ja eelmine fight ta sai korralikud asjad sisse, aga ikkagist nagu taastus ära või kuidagi handlis selle olukorra ära. 5 kaotust järjest. No Tony Ferguson 5 kaotust järjest, et selles mõttes, nüüd Tony... Rolli tuleb 6. Tuleb 7. Ma ennustasin ette juba, et... Kuulsite siit esimesena. Ja kui ei tule, siis on Padil väga putsis. Padi siuke, taaskord siuke natukene nagu anti-hero, nagu kunagi oli Sopranoda see peategelane. Kole potisoenguga tüüp, kes näeb lihtsalt paks, kõik on fucked up, mis vähegi võimalik. Korralik see Liverpooli aktsent on see, kotiga aru ei saa. Täie kõudus lihtsalt. Aga ei, Padi. Siuke korralik anti-hero, et ta ei näe nagu kuskilt otsast visuaalselt nagu välja, et ta võiks seda spordiala teha. Aga ma ütlen, kõva fight Padile, see on kõva ja Tony kindlasti ka ju tegid David Cogginsiga siin trenni. Need videod olid päris õõvastavad, nii et väga põnev fight, ise arvan, et Paddy võtab oma, lihtsalt ma usun, Tony aeg on läbi igati pidi, et ma arvan ajale hätta ja nii oskustega kõige poolt, et pigem vaatame siis korra lihtsalt, et kas see Cogginsi kämp annab mingi siukse ekstra kiki või mitte. Kui me näeme seda, et sealt enam ei tule, siis on nagu reaalselt check, et see me saan läbi. Kui sealt tuleb, siis ma arvan, see võib olla asi, mida hakkavad paljud teised kasutama. Aga uus lähenemine igal juhul ju. Come on, Coggins on ju fucking... Aga mis ma ütlen veel Cogginsi, et Tonil on 2 asja head, vastupidavus ja mentaalne. Tegelikult on alati 2000 asja tal on. Mis ta kehva on? Tehnika. Tal on 0 treenerid asju teha. Nüüd ta võtab mingi tiimid on ümber. Tegelikult ta treenib 2 asja, mis tal head on. Ta peaks treenima asju, mis tal on kehvad. Natuke jääb... Võib-olla just panebki oma selle
panuse nüüd sinna, et tema tugevused. Võib-olla läheb grindib nagu loom lihtsalt puuris, kes teab, on ju. Aga järgmine, Steven Wonderboy Thompson ja Shakvat Rakhmonov. Tuli esimese korraga tuli välja. Ma nägin perekonnanime, siis ma olin meina. Shakvat Rakhmonov. Et jaa, ma arvan, et see on üks fight, mis võib olla äge fight. Ja kes saab järgmist tiitli isegi võib olla. Päris huvitav fight, sest et Wonderboy on ka viimase runni peal, ma arvan. Kas ta on 40 või? Wonderboy Thompson oleks olema minust 40. Ta näeb tegelikult 25 välja, vaata. Ja ta teab ju Wonderboy, aga ta on ammu juba mees. 40 on ju. Väga hästi säilinud, vaata. Väga hästi. Karate mees. Ei ole palju matsu saanud. Siis püsib. Aga Shakvat 17-0 on ju, et kindlasti üks mees, kellega väga palju ta tahab fightida, aga üks vastane, kes talle ei või sobida, on tegelikult Wonderboy. Nii et Wonderboy on nagu kogu aeg see gatekeeper on seal top 5. Kogu aeg nagu ta püsib seal, ta väga ei langa allapoole, seal teeb häid esitusi. Et siuke väga ebameeldiv vastane, kellega Shakvatil kindlasti tuleb raskusi, et kui Shakvat saab ta maha, siis aga huvitav, aga ei tea, raske fight, Wonderboy on üks mees, kes suudab hoida väga hästi distantsi ja aga nüüd on jällegi väga kaua eemale, ma isegi ei tea. Väga kaua. Ma ei mäletagi millegi. Kellega ta tegi üldse viimati? Ei mäletagi enam. Vaata peale korra, peaks näitama tema last fight'e või? Ei või? Ei näita midagi. Shakvat tegi Kastelumi cancel on ja aga Wonderboy ei tea. No ei leia, lähme edasi. Igal juhul. Siis co-main event on, meil on uus champion. See on nii ammu vaata, et siia ei tule. See on cancelled, jaa, seal tuleb midagi. Edasi ei tule nagu, aga selles on siis on nii, siis on igatahes big pause on Wonderboyl. Ja läheme edasi co-main eventiga, kus on uus champion võistleb. Alexander Pantoja versus Brandon Royval. Pantoja võttis ju tiitli ära Brandon Morenolt. Neil oli 3. fight või teine fight. Võttis ära. Eesti keeles siis Sass Pantoja. Türa. Sass, meie avapoiss Sass. Meie avapoiss Sass Pantoja. On ju nagu Eesti poiss võiks olla vabalt ju. Eesti keeles. Sass igatahes. Brandon Royvaliga. Et kaitseb oma tiitlit esimest korda. No kuhu paned oma stacki? Ma arvan Pantoja. Siit kuulsite esimesena. Ma arvan. Mingi vend kaotab praegu. Pane väravat. Michael, come on! See neim on nüüd ruin, ta ongi Pantoja. See on sama, kui oli väiksel liigal kommenteerisin, siis seal oli üks taigutt ja siis tal oli nimi oli sääne ja siis ma lihtsalt Juhan, sa oled lihtsalt Juhan ülejäänud aja minu jaoks, ma ei viitsi nagu. Siin pole midagi teha, et jaa, ma arvan, et paneme Pantoja peale stacki siis. Et Flyweight on täpselt siuke kaagat, ma ei tea, siuke nagu, ta ei ole nüüd kõige põnevam kaal, just on veet, oli UFC edasi üldse kattida Flyweighti, ei ta ikkagi püsib, et Mighty Mouse läks ju minema oma UFC-st, sest et UFC tahtis kattida kaalu. Mis see on siis mingi 57 või veel vähem? Äkki 55 isegi või? Featherweight on 65, Bantamweight on 60, äkki on 55 isegi või? Kui keegi mõtleme, miks meil läheb nii kaua, siis ma olen võõra arvutiga, see on fucking üliuimane. Vabandused. Ja ma olen autist. Kui Oskar otsib kaalu, siis meie... 48. Jesus. See on boxing. Sorry, see on boxing. How many kilos UFC? 61,2. 61. No igal juhul. No see on... UFC Flyweight 53-57, ei ole või? Kumb? Jaa. Vannis on 61. 53-57. No inetu kaal. Kuidas see võimalik on, see täiskasvanud mees? Mõlemad jalad maa ja pool kätte. Kuidas see võimalik on? Aga see selleks, lähme main eventi juurde. No see on kindlalt väga äge. Bänger. Leon Edwards kaitseb oma tiitlit Colby Covingtoni vastu. Colbyl on mis 4. võimalus tiitlit võita või? Antakse mehele? Antakse samas, ta ikka teenib välja ka neid ikka, ta on väga ebameeldiv vastane seal. Ta on suure suuga,
et ma Leonil... Kui me saadet ette valmistasime, siis tuligi just juttu see, et seda pressikonverentsi tuleks kindlasti vaadata, et UFC 296, et seal saab pulli nagu. Ian Carey, Colby Covington, Edwards kindlasti natuke ka suu peale paneb seal, Paddy hakkab suruma. Aktuaalse kaamera sporditoimetaja saab südarest, pole kunagi elus sellist shit show'd näinud. Paddy karjub seal oma Liverpooli aksenti, siis Leonil on siuke ka veel siuke UK aksent juures, no, et päris inetu, aga jõhker fight. Päris huvitav tuleb see, et Leon hakkab tavaliselt viimastes raundides veits vajuma tempolt. Sama oli ka, Usmani vastu, nii-öelda kui ta võitis tiitli, on ja see oli, ma ei näeta, kus see täpselt oli, aga see oli see on uskumatu lugu, tegelikult selles mõttes, et ta oli ju ikkagi tegelikult tuppa saamas ja sa võtad selle ja su life changing nagu. Üks high kick, pumm, sa oled highlightsides, sa oled kuradi socialis ja täna teed title fight, defendid, täiesti next level, kohe su elu muutus. Palju seda andis see nagu mentaalselt nagu enesekindlust juurde, et sa ei näe, kui ta tuli nagu tegid Londonis nagu 3. faisis trilogy, kui enesekindel ta oli, kui võimas ta oli nagu, täiesti teine, ta kehakeel oli ja sama on see, et Usman oli break nagu, et Seemes oli täpselt sellest high kickist kuradi täiesti nagu siin kaalukausid käisid niimoodi, pumm, ja oligi vastupidine. Et päris rets, aga ma ütlen, et seal tuleb kindlasti mängu see, kas Leon kestab, sest Kolbi on korralik masin, kui Leon suuta ära lüüa, siis muidugi on ju, aga Kolbiga tuleb 5 raundi, ka elab sul seljas, nii et kas ta saab Leoni maha, on väga raske, sest Usman saanud maha, aga Usman oleks olema parem, kui on Kolbi maadlus, raske öelda, on ju, et aga Leonil on mega hea maadluskaitse, pluss on tegelikult maas hea. Ma usun, et nagu Leon on nagu rohkem well-rounded ja ma usun, et ta suudab ära võtta Kolbi, aga ta peab olema valmis sõjaks, et väga huvitav fight, raske öelda. Paneme korra, mis sina arvad, Henri, kumb ära võtab? Ma olen Leoni poolt, ma arvan, rohkem. Kuidagi sümpaatsem inimene minule. Mina ütlen Leon Edwards, aga ma ütlen ka seda, et Kolbi kohta veel kord, et ütlen siis vastu teile, et oleks mingit pinget, ma ütlen siis Kolbi sa saad Fantasy's seda teha, nii et Fantasy, paneme lingi, minge kõik, seal ei pea raha maksma, lihtsalt saate meiega võistelda meie teadmistega, meie liigaga 1-2 maks liiga ja ütlen Kolbi kohta ainult seda, et ma nägin väga huvitav, just vaatasin Nelkpoiside videot, kus ta tegi Kolbiga trenni ja kui Kolbi on UFC-s on siuke üli ebameeldiv inimene, tegelikult on üli cool inimene nagu seal nagu aina rohkem ta videos, kus kunagi ta oli Food Truck Diaries on siuke nagu Brendan Schaub'i oma, ta oli seal nagu tema ise ja nüüd ta oli Nelkpoisis nagu tema ise, ta on üli cool inimene ja ta teeb tegelikult seda kõike sellepärast, et ta oli UFC tahtis seda kattida peale 3 fight'ist, ta oli kellegi polnud ta vastu huvi ja siis UFC ütles ta, kui nagu põhimõtteliselt me katime, kas võidad või mitte, me katime igal juhul ja ta võitis ja siis ta läks Brasiiliasse, karjus, et Brasiilia on tamp, ma vihkan kõiki brasiiliasi, möll läks käima, ta läks reitingud, läksid lakke ja UFC ütles, davai mees, see ongi sinu nagu 5 korda teed. Ma ei teadnud seda, see on väga huvitav siuke telgitagune. Reitingud tõusid kohe. Ehk siis siit kõik Eesti võistlejad, oled Tartust tulla Tallinnasse karju, et see on täielik pommiauk ja kõik on ahvid. Sa tekitad endale sellega vaenlasi, aga suures pildis Donald Trump elab talle kaasa, käib ta fighte, vaatab nagu sellest Make America käite, kell müts on peas. Täpselt, vend tegelikult tegi endale karjääri, teinud selle jõhkralt plekki ja on kogu aeg top dog kaalus, et selle mõttes nagu õige käite vahelt, aga inimesed tegelikult tundub üli cool alati ja ma olen kuulnud seda väga palju kohtades mingi lugedes kuskilt, et teed räägid, ta on mega lahe inimene, aga lihtsalt ongi, peab käituma nii, ongi kõik Aga võtame asja kokku, meil peaaegu 2 tundi lindi peal, aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid, leiate meid igalt poolt sotsiaalmeediast üles, pange subscribe, like, mida iganes, kõike jagage, share'ige ja Orkutis oleme põhiteema on see, et bell notification, mis iganes. Te olete kõik neid TikToki videod näinud, mida need vennad ütlevad, me ütleme samu asju, aga me lihtsalt ei viitsi seda kõike. Meil on meiliaadress ka, kui sa tunned, et sa tahad meile kirjutada, midagi häiris, midagi meeldis, tahad sõimata kedagi julgelt, anna kuuma. Ja meil on kõik socials on all, ka YouTube'i kõik tuleb subscriptionisse sinna alla, saad panna mul juba keeles olemas. Saad meile kirjutada, järgmine episood tuleb meil tõenäoliselt 19. detsember, mis on siis teisipäev. Üritame circa iga 2 nädala tagant asja kokku võtta. Aitäh teile kuulamast, vaatamast. Thanks. Ciao. Aitäh.